tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänased külalised tulevad värbamis- ja personali valdkonnast. Fontese siis partner Kadri Sooberg Atik. Nii on, tere. Ja Fontese turunduspartner Katre Uibomäe. Ja, tere. No sai kõik õigesti, jah? Väga õigesti. Palju asju meeles pidada. No tänased teemas me võtsime turundaja karjäär. Nüüd ma tahaks sel teemal arutada, sest puudutab hästi palju turundajaid. Käime kohe täitsa nagu algusest, kuidas karjääri peaks planeerima, kui me oleme seal karjääri keskel ja kui karjäär hakkab juba nagu lõpupoole saama, mis siis tegema peaks hakkama. Ja sellega kõike kaasnevad. Ennem kui me teema juurde läheme, tahaks paari sõnaga teada siis kuulajate vaatajate jaoks, et kuidas ise valdkonda olete sattunud ja mis see täpne roll seal on, et Kadri, alustame sinult siis. Ja, tere ka minu poolt. Võib-olla 2 sõnaga Fontesest veel, et tõesti personali ja värbamine võib-olla see kõige rohkem teada ja tuntud Fontese tegevus, aga Fontese tegevus laiemas mõttes on konsultatsioonid nii organisatsioonidele kui ka eraisikutele, aga ta hõlmab üsna laia sellist talenditeekonda alates sellest, kuidas organisatsioone toetada, et tööandjana silma jääda, ehk siis tööandja brändingu valdkond, kuidas ligi tõmmata, värvata ja teisipidi ka kogu töötaja elukaar, ehk siis kuidas seda arengut juhtida ja lisaks on meil tütarettevõte, mis tegeleb palgasüsteemide ja uuringutega üle Baltikumi, nii et päris lai skaala ja ise me ütleme, et me oleme sellised juhtimiskultuuri ja töömaailma edendajad, nii et seisame selle eest. Ja mina sattusin Fontesesse, tegelikult mul käib 21. aasta, nii et kui me räägime karjäärist, siis ega ma väga palju rohkem ei teagi kui see, mis mulle on Fonteses avanenud ja ma olen Fonteses täna juhtimas ühte ärisuunda, mis ongi siis värbamise ja tööandja brändingu suund, ehk siis üks meie 3 ärisuunast. No selge. Katre, kust sina oled tulnud valdkonda? Kui Kadri siin hiilgab 21-aastase staažiga, siis minu võib-olla selline kõige pikem karjäär oli pangas, kus ma siis tegelikult hästi pikalt vedasin ikkagi ärivaldkonda ja see ärivaldkond oli suunatud inimestele ja seal oli hästi suur fookus ikkagi sellele, et me pidime seda ärivaldkonda tutvustama, neid teenuseid tutvustama, et see ei olnud laenud, mida inimesed tulevad ise küsima, vaid oli siis tegu investeeringute, kindlustuste ja pensioni investeeringutega ja kogu see teadlikkus, kui täna investeeringud nii-öelda kuidagi nagu õitsevad ja noored juba teavad, et tegelikult on üks osa vaja oma palgast kõrvale ka panna, siis sellel hetkel seda veel ei olnud. Nii et minu 17 aastat panganduskarjääri tegelikult oli siis äriga väga paljuski seotud, aga üks hetk olime Balti panganduse poole teel ja kuna see minu valdkond oli hästi palju seotud kommunikatsiooniga, siis oli minu jaoks ka väga loogiline järgmine samm hakata just sellist nagu kommunikatsiooni poolt rohkem vaatama. Ja nüüd ma olen siis sellises nagu turundus valdkonnas toimetanud juba üle 10 aasta, rohkem ikkagi strateegilise juhtimise tasandil, nii et hästi põnev valdkond ja arenemist läbi selle 10 aasta, nagu kõik turundajad teavad, et turundust on nimetatud päris mitmel aastal üks kiiremini arenevaid valdkondi, teine sinna kõrvale on tehnoloogia ja 3. on meditsiin. Nii et oleme ikkagi nagu väga tempokas arengus ja see kindlasti on ka üks nii-öelda oluline nüanss, miks turundajad turundusvaldkonda eelistavad või valivad. No suurepärane selles mõttes, et on olemas laua taga kogu kompetents, et turundaja vaade, lisaks mu endale ja siis ka agentuuri vaade, kes reaalselt otsib inimesi ja nõustab inimesi, eks ole, nende karjääri osas ja Fontes, ma tean neid, kes meil siin paljud on läbi käinud, et Fontes on teada tuntud nende jaoks, sest lihtsalt nii kaua on turul oldud ja turuliidri positsiooni oli ka ja omal ajal ei olnudki, mis Fontes oligi nagu number 1 ja siis võib-olla see Ariko oli ka mingis osas, nüüd on see võib-olla pilt natuke laiemaks läinud. Aga alustame teema endaga, et
sa juba mainisid ka seda elukaarta, see on ju ka turundajale tuttav, eks ole, kuigi me vaatame toote elukaart, siis tõesti päris ilus on vaadata ka turundaja või siis nagu inimese oma niisugust karjääri elukaart, on ju, et võtame päris algusest, et kui põhimõtteliselt esimene selline küsimus on, eks ole, võib-olla vanemate poolt nagu laste nagu arendamise osas, et kuidas peaks üldse ette valmistama, ütleme, et inimest, noh, ma ei mõtle nüüd päris võib-olla lapse nagu staadiumist, aga kui ta juba satub põhikooli lõppu ja esimesed otsused keskkooli osas ja siis juba ülikooli või mitte ülikooli osas, et mis need soovitused seal oleks nagu, kuidas me selle lapsega kaasas peaks olema, ma ei tea, mis sa arvad? Väga hea küsimus. Mul on 5 last kodus on praktiseeritud ja tõesti kõige vanem on juba täna ülikoolis ja oma esimesi töösamme tegemas ka mõnes mõttes nagu erialase asja leidnud enda jaoks. Ja ma tegelikult päris hästi mäletan temaga seotud neid dilemmasi, et me oleme palju kuulnud seda, kuidas vanemad kipuvad võib-olla realiseerima midagi, mis on kas nende oma valdkonnast või endal realiseerimata ja nii edasi. Ja ma ise võib-olla mõtlen nii, et ja tõesti ma mõtlen eelkõige lapsevanemana, et see võtmekoht on ikkagi, mina arvan, et kuidagi nagu jälgida ja märgata selle lapse selliseid loomulikke andeid. Et mitte võib-olla minna nagu peavoolu, et ja ma olen ise tegelikult käinud ka laste ja noortega nagu rääkimas juba ka gümnaasiumiastmes, et täna on hästi populaarsed igasugused karjääri ja nädalad ja nii edasi, kus siis erinevate eluvaldkondade inimesed tulevad jagama, et mida nad teevad ja sealt kaudu seda huvi tekitatakse, et seda infot on ju nii palju. Ja noh, tahest tahtmata, kui sa nagu räägid noortega, et mille alusel nemad nagu kuidagi valikuid teevad või mis neid nagu mõjutab, et siis päris palju on see, mida ühiskond tegelikult sulle kandikuga ette toob, kaasa arvatud see, et missugused on kõige enam makstud valdkonnad. Et siis kui minu selline professionaali vaade on alati see, et tegele sellega, et sa uurid ise ennast, et milles sa hea oled. Ja noh, see ütleme, et see edu on ikkagi põhineb ju sellele, et sinu loomulikud anded saaks nii-öelda rakendatud. Nii et ma üritasin vanemana ka omalt seda kuidas meelest pidada, et ma kuidagi realiseeri neid ootusi, et mis juhivad nagu tööturu vaatest või noh, tead, kus sa oled, ma ei tea, kõrgemad palgad või mis iganes, vaid tegelikult, mis on ikkagi selle lapse selline element, nagu me seda Fonteses nimetame. Nii et mina arvan, et selline huvi tekitamine, toetamine, lastaga teha, ma arvan, otsuseid, mis võib-olla ei ole õiged. Mina ise oma esimese erialase kõrghariduse valiku tegin täiesti lähtuvalt sellest, et sõbrad läksin ka, eks ole, et kuidas see noor täna läheb. Ja ilma selle, ma arvan, selle valeotsuseta ma ei oleks ka sattunud sinna, kus ma täna olen. Et see tee oli seotud. Nii et mul ei ole ühte siuke head valemit, aga ühesõnaga märka ja tunne ära, Katre. Märka ja tunne ära, jah. Ja ma väga nagu komplimenteerin Kadri räägitud, et inimese enda tugevus ja kirg on nagu kõige aluseks ju. Et noh, et siis sa saavutad suurepärasuse, kui sa rakendad enda loomuomaseid tugevusi, oskuseid, aga ka kirg peab olema. Sinna kõrvale, no, mida Fontes saab ju pakkuda ka on hindamised, et kui inimene ise veel 18 tõesti ka põhikooli lõpus nad juba valivad spetsialiseerumise suunad gümnaasiumisse, aga see on natuke ikkagi kergem, et see on ikkagi nagu üldhariduskool, aga edasi, et kui sa oled 18-19 oled kooli gümnaasiumid lõpetamas, siis hindamised, et sa saad enda kohta sellist objektiivset vastukaja, et võib-olla ema, isa näevad sind noh, ikkagi nagu ühtemoodi, võib-olla sa ise näed ennast ka kuidagi pidi nagu ühtemoodi, et sa saad sellise laiahaardelise tagasiside objektiivse läbi siis testida, et seda ma täiesti julgustan ja soovitan ja mäletan, et ka mind see toetas ikkagi nagu teatud etapis. Mõtled nagu, et mis on tugevused ja mis ei ole nii tugevad nagu kohad. Isiksuse hindamine, mis aitab välja tuua sinu potentsiaali, sinu tugevused ja nende omavahelised seosed, sest et meil kõikidel on tugevused ja meil kõikidel nõrkused. Nüüd on küsimus nende omavahelistest seostest. Et näiteks mina inimese juhina olen alati proovinud enda tiimi leida inimesi, kes on sellised mõnes mõttes nagu, ma nimetan neid riskijuhid, et nad toovad välja erinevad, aga mis siis, kas me oleme selle läbi mõelnud? Kas see on parim idee, sest ma ise olen loomu poolest selline võrdlemisi sütikas, mis mind inspireerivad uued ideed, võimalused, ma juba nagu lähen lendu nendega ja hakkan alati mõtlema, kuidas saab.
ja nüüd, kui mu tiimis juhina on inimene, kes mõtleb, aga mis siis, kui see aitab minul ja kogu tiimil ja kogu organisatsioonil kõik need nii-öelda võimalused ja ohukohad läbi mõelda ja olla valmis nendeks. Kuule, aga ma küsin kohe selle ette ära, et Microsoft on nagu teada-tuntud selles, et ta ütleb, et kui sul on mingi tugevus, siis seda tuleb arendada ja nõrgustega üldse ei tegele. Et kui ta on, kui veel laps on veel nagu, on seal nagu gümnaasiumis või et kas seal ei päde see, eks ole, seal me ikkagi peame nende nagu nõrkade kohtadega ka pigem veel tegelema või juba siis tuleks hakata rõhuma nende tugevuste peale või? No minu isiklik seisukoht ja siin tõesti, see ei ole nagu turunduse ekspertiis, millest ma nüüd hetkel hakkan rääkima, pigem nagu emana, mul on ka 16-aastane tütar koolis alustanud just 10. klassi. Nii et ma ikkagi ütlen, et gümnaasium peaks olema minu hinnangul üldhariduslik. Ehk et nagu inimene selles vanuses peab saama aru, kuidas maailm toimib mitmetahuliselt. Et ei saa olla gümnaasium minu hinnangul selline, et ma kuidagi tahan minna elus õppima seda ja nüüd ma ainult seda nagu hakkan ka ette valmistuma. Et ikkagi üldharidus on kriitilise mõtlemise ja edasiste valikute tegemiseks vundament. Me laome selles etapis alles vundamenti. Küll aga kõik ülejäänud hobid ja lisalugemised väga pluss. Või siis tegelikult ka valikutes ikkagi kutseharidus, mis on ka järjest on ka variant, rohkem hinda tõusnud. Ma küsin seda, Kadri, et paljud vanemad proovivad eliitkoolidesse saada, just gümnaasiumi mõistes, et see justkui nagu tagab parema tuleviku, just sellise, parema tuleviku võib-olla ülikoolide valikul, ka see, et kellega sa läbi käid ja nii edasi. Kas see on ennast ära nagu reaalselt tasunud, on see, sest seal on ka suurem koormus mõnes mõttes lastel peale, et see saavutusvajadus ja kõik, kas ma ei tea, kas uuringud võib-olla ei ole üldse tehtud, aga mis me tähelepanekud on, kas see on korrelatsioonis, et inimene on siis nagu edukam oma karjääri teekonnas, et kui ta on nüüd eliitkooli saanud või? Vot sellele arvamusele ma nüüd ei julge küll pretendeerida, aga minu vanem poeg, kellest ma rääkisin, on lõpetanud nii-öelda ühe eliitkooli Tallinna kesklinnas. Ja tema tegelikult läks tollel hetkel kodukoha järgsesse kooli, mis oli juhtumisi see kool. Ja ma ütlen, et võib-olla, mis minu jaoks on riskikoht, on see, et kui see on eesmärk omaette ja ma olen tõesti juba tollel ajal nägin, et päriselt nagu treeniti mitu aastat ette juba, et sinna saada, et tegeleti päriselt lapse arendamisega, et saada eliitkooli. Ja sellega ei tegelenud ja võib-olla see mõte oligi, et kui tema potentsiaal ongi nii tugev, et ta pääseb sellest valimist läbi, muuhulgas oli see kodukohakool, et siis järelikult on võimeline selles keskkonnas tegutsema ja ta lõpetaski selle kooli väga hästi ja me oleme selle haridusega rahul. Aga ma olen kuulnud ka teistsuguseid lugusid, kus tegelikult tõesti võib-olla kas lapse närvisüsteem või mingid muud aspektid tegelikult on võib-olla pihta saanud. Sa mõtled, et liiga noores eas, liiga stressilikas nagu keskkond. See on tegelikult hästi pingutust nõudav keskkond, eks ole, ja seal on täpselt sama teema, et mis, seal on ka ju suunad, eks ole, minu poeg lõpetas prantsuse keele erisuuna, et kas jällegi, et need tema tugevused on seal rakendatud ja huvi ka, eks ole, või see on lihtsalt see, et see on tegelikult vanemate unistus realiseerida, et see on kuidagi meie enda minapildi või mingi edufaktoriga seotud, et kui minu laps ei ole seal, et siis ma olen kuidagi ja täna minu teised lapsed käivad pisikses maakodukoha sisuliselt külakoolis, kus me oleme väga rõõmsad, et neil on kodukoha ümbrus. Ma mõtlen ise ka, et ma olen proovinud aru saada, et kas seal on mingisugune, et kui ma neid turundajaid ka intervjueerin, eks ole, et mis see baasharidus on, kus sa oled nagu tulnud, et kas seal on mingi, et ma ise olen lõpetanud Kopli kunstikeskkooli ja jõudsin ka väga kaugele, et ma ei ütleks, et see oli nagu kõrge tasemega, et väga loominguline kool ja ma olin üli happy seal, aga et kas peab nagu pressima, eks ole, ja mul on palju tuttavaid, kes pressivad oma lapsi sinna, et nagu justkui. Mina olen siiralt arvamusel, et õppida saab igas koolis. Mina ise olen maalaps Viljandimaalt, täiesti tavalisest maakohast. Sa oled mulk siis? Ma olen sündinud Setumaal, kasvanud Viljandimaal ja ka arvan, et olen elus nagu tegelikult hakkama saanud, et see kool ei ole mind rikkunud ja meil oli väga äge ja armas kogukond, et ma siiralt usun, et Eestis on väga hea haridussüsteem ja saab õppida igas koolis, et
ja tõesti, kui me täna ka, me jõuame ilmselt selleni, et mis tegelikult siis ka sellist võib-olla sellist töö- ja karjäärielu toetab, eks ole, ja mis täna üldse tööturul oodatud või nõutud on, mis seda tagab ja üks asi on tõesti see, et kui tugev haridus meil on ja kui tugevad erialased spetsiifilised võib-olla teadmised sügavuti mingis valdkonnas ja siis on veel rida kogum oskusi, mis on loomuomased ja kuidas sa päriselt need teadmised, oskused suudad ka nagu eduks ja rakendusse pöörata. Et me kõik teame lugusid, kus meil on, eks ole, viielised klassikaaslased olnud ja võib-olla mingid isikuomadused, kas ei toetanud täiel määral või ühesõnaga, et ta võis olla nagu hea õppimises, aga reaalsuses nagu elus ta ei leidnud seda kohta sellisel kujul üles, eks ole. Või siis see, et tegelikult ideaalis ta leidis koha, kus võib-olla need tugevused leidsidki rakendust, milles tema hea oli, näiteks reaalainetes on ju, võib-olla sotsiaalsed oskused ei olnud nii tugevad ja ta on väga, eks ole, kõrgel tasemel tippvaldkonna spetsialist ja ekspert täna kuskil, aga et seal ei ole nagu ainult see, et nagu mis on see sügavuti minu hinnangul, see mingisugune mõtlemise kompetents, see on üks asi ja teine pool on, eks ole, see, kuidas sa suudad päriselt leida selle valdkonda, kus see sinu element on nagu täiel määral avaldumas ja kuidas see keskkond sind toetab, sest ma võin värbamise vaatest öelda, et inimene, kes õitseb nagu ühes keskkonnas, ei pruugi õitseda teises keskkonnas. Kirjutan alla sellele teemale. Me teame neid lugusid väga palju ja jällegi, et kuidas sa selle tee leiad, kui palju eluga sulle neid võimalusi ette mängid, kui palju sa neid ära tunned, kui palju sul ka nagu õnne mingites aspektides. Et siin on isegi väga raske öelda, et alusta vundamendi ladumist sealt ja on garanteeritud, et sinu laps jõuab sellisesse karjääriõitsengusse, et mis valikuid tema kõikidel need küsimused on täpselt samamoodi, et kui ta on gümnaasiumis, siis järgmine suur küsimus, mitte ainult, et mis valdkonda ta õpib, on see, et kas õpib Eestis või välismaal, kas õpib linnas, kus ta elab või teises linnas. Ma ei tea, mis on siin nagu teie, ma ei tea, Katri, mis sa arvad? Võib-olla tahan selle eelmise küsimuse juurde märkida, et Eestis minu teada selliseid uuringuid ei ole tehtud, aga ja nüüd ma ei oska peast refereerida seda täpset uuringut, aga Ameerikas on uuritud eliitülikoolide lõpetajaid ja siis nii-öelda sealt järgmised ülikoolid ja nende lõpetajaid, et kes olid eliitülikoolides keskpärased, on tööelus olnud madalamal tasustatud, madalamalt õnnelikud, madalamal toimetulekuga siis, kui need, kes olid seal järgmises kategooria ülikoolides tipptegijad. Ehk et kui sul on eliitülikoolis see konkurents, mis on ka meie eliitgümnaasiumid, kui me neid niimoodi eelistame nimetada, kuigi võib-olla ei peaks isegi, et kui on selles nii-öelda väga tugevates koolides see konkurents ja see omavaheline suhtlemine ja laps saab või nooruk selles õrnas eas tegelikult saab kogu aeg vastukaja, et ta ei ole parim, ta ei ole milleski parim, ta on alati kas keskpärane või vastupidi seal all otsas, eks ole. Et siis see madaldab tema enesehinnangut ja nüüd enesehinnang mõjutab kõiki neid teisi funktsioone, mõtlemisoskust, stressitaset, see kohe võtab mõtlemise maha ja enesekindlus sellega, et ma tulen, ma säran, ma tean oma väärtust ja ma arendan ennast edasi, et kuidagi kapseldab. Nii et Ameerikas on küll tehtud ja selle baasil pigem leia see enda tee, ole hea ja seal ei ole nii-öelda vahet, kas sa oled üks või teine kool, kui see on sinu element, siis sa õitsed. Aga see küsimus, kas Eestis või välismaal, kas seal on mingi, jällegi kui te vaatate nagu värbamisele, et kas sa vaatad, ta on seal olnud kuskil Inglismaa ülikoolis või et jälle Tallinna ülikool. Kas seal on mingit vahet? Ma võin öelda, et 20 aastat Fonteses on olnud erinevaid aegu. On olnud tõesti, kus välismaal omandatud haridus oli selline eksklusiivne, vähestele ligipääsetav. Tema ümber oli natukene sellist erilisust. Täna ma julgeksin öelda, et see üksi ei ole mingi näitaja. On ka isegi, võib-olla isegi teatud, kuna see maailm on nii palju avardunud ja eks ole,
kõrghariduse maastik on ka täna suuresti nagu äri, siis ka teadlikkus selles valdkonnas on kasvanud ja ma olen täitsa klientidelt kuulnud, et see ülikool, ma olen kuulnud, see on parast business, et sinna saavad kõik ja nii edasi, et ka mis tegelikult on selle ülikooli tase ja maine, et eks ole, see, et ta nüüd, ma ei tea, Inglismaal või kuskil olnud, loomulikult ta näitab, et inimesel on olnud huvi ja soov võib-olla, eks ole, minna ja avardada oma maailma ja ta on teise keskkonda läinud, ta on seal hakkama saanud, tõenäoliselt tal on keeleoskus ja et mingisuguseid elemente saad sinna juurde nagu lisada, aga ma arvan, et võib-olla see määrav siis või? Ma julgeksin öelda, et see sõltub valdkonniti kindlasti, et ma arvan, et näiteks kui on mingis kindlas valdkonnas väga tugev ikkagi vundament võimalik saada, me teame maailma tippülikooli, et eks ole, kui eks ole, me räägime mingist näiteks juriidilisest haridusest, me teame maailma tippülikooli, kui kellelgi on see haridus, loomulikult ta on tegelikult ka tööturul kõrgelt hinnatud. Aga ma isegi ütleksin, et Eesti ülikoolid siin ei pea kuidagi või inimesed ei pea häbenema, et mul ei ole seda. Aga kas see, ma olen kuskilt lugenud, et see on eelkõige nagu küsimus selles esimese nagu töökoha saamisel, et siis vaadatakse, et kus sa tulid nii edasi, inem on juba tegelikult see karjäär ise nagu maneb alusest järgmisteks sammudeks või see haridus ikkagi käib kogu aeg nagu kaasas temaga? Tegelikult ma ei saaks öelda, et see on üks või teine, et nii palju kui, eks ole, mina olen värbaja oma peas, oma maailmapildiga, oma eelistustega, oma stereotüüpidega, et nii palju kui on värbajaid erinevaid juhte, siis nemad kujundavad hinnangu, mis nende jaoks väärtuslik on täpselt nagu oma peas, et ma ei saa öelda, et nüüd alati on nii või naa. Aga loomulikult, et kui sul töökogemust ei ole veel, et siis kõik see, mis sul on, eks ole, ette näidata, et see, et sa oled haridust omandanud, sa oled selle tee lõpuni käinud, tõesti, et ma võin eile öelda, et lugesin CV-d, kus oli inimene 4 korda alustanud kooliteed, kõik olid lõpetamata. Istusin ja mõtlesin, et väga äge, et on kogu aeg ette võtnud, aga vot küsimus oli see, et nagu ükski nendest ei ole kuhugi jõudnud. Ja tõesti, meil on see mõtteviis või proovime endale meelde tuletada, et ära anna ise omiste tähendust, vaid küsi inimese käest, mis on juhtunud. Ja ma ei tõstnud seda kõrvale, et me alati nagu anname võimalused jaga, et mis nende valikute taga on olnud. Aga võin öelda, et väga paljud minu kliendid tõstavad sellise CV kõrvale ilma, et nad üldse pööraks sellele tähelepanu, mis tähendab, et tegelikult omistatakse tähendust sellele, mis sinu CV-s paistab ja alati sa ei saa isegi võimalust vastata nendele küsimustele. Nii et ja noore inimese puhul ka, ma täna räägin ka Tallinna Ülikoolis juba aastaid värbamise ja persoonibrändingu teemadel ja siis on üks põhiteema, et kui mul ei ole veel sinna midagi kirjutanud, mida ma saan sinna siis panna ja tõesti see on selline natuke loovuse küsimus ka, aga tänapäeva üliõpilaselu on vabatahtlikkust, on projektipõhiseid, on üliõpilasfirmasid, on igasuguseid selliseid ühiskondlikku aktiivsust ja sinu iseloomu omast tegevusi võib-olla edasiandvaid võimalusi, mida sa saad sinna kombineerida, sellepärast CV ei ole täna ainult professionaalne tee, vaid on laiemas võtnes kogu sinu kompetentsipagas. Et siis on väga suuresti selline persoonibrändi kujundamine juba sellest hetkest, kui sa tõesti hakkad tööturule tulema. Ma küsin veel seda, et me kutseharidus on väga hea, praegu meie nagu auditoorium ei ole see teema, eks ole. Nad ikkagi, ma ei tea ühtegi kutseharidust taustaga inimest, kes oleks, aga võib-olla neid on, eks ole, tippe ja tüppude seas küll ei ole kindlasti tulnud. Et kas bakast piisab või magister olema tänapäeva situatsioonis? Ja kas me oleme selles mõttes, et et meie haridustase on hea, sellega ma olen nagu nõus, aga kas näiteks, ma ei tea, välismaa suure hea tuntud ülikooli baka võrdub meie mõistes, et mul peaks olema vastu panna magister siit või? Et kas on sellised, kui te vaatate, et jälle lähtume, et inimeseks oma nendega, kui sa vaatad puhtalt nagu paberi pealt, eks ole? Jällegi üldistada on võib-olla keeruline, aga võib-olla see üldine tunnetus ikkagi nagu on see, et tugev haridus on tõesti alati nagu vundament.
sõltub, kus sa oma elus ja karjääris ka oled. Aga me oleme alguses, et ma just mõtlengi, et ta alles on, et kui see küsimus, mina õppejõuna ikkagi proovin neid nagu öelda, et bakast ei ole piisav, et te peate tegema magistri otsa. Nüüd on küsimus, kas magister kohe otsa või magistril vahe ja kui pikk see vahe peaks olema, kas see ja järgmine on see, et kas see magister peaks samas asjas tulema või magister peaks tulema asjas, kus sa oled juba ise ennast leidnud. 100 küsimust. Väga hea küsimus ja ma jagan puhtalt isiklikku arvamust ja kogemust. On see, et mina lõpetasin oma magistrikraadi Tartu Ülikoolis eelmise aasta, ma olen 40ndate keskel ja mul ei olnud varasemat magistriharidust, aga mul oli väga põnev arengutee Fantases ja oli ka tegus eraelu ja terve selle magistri jooksul ma mõtlesin, et jumal tänatud, et ma usaldasin iseennast, et ma ootasin selle õige asja ära, mis tõesti väärindas minu karjääri. Sel hetkel oli täpselt see õige asi õiges kohas. Et see, et keegi annab hinnangu, et kui sul ei ole 25 või 6 aastaselt kohe magistrit tehtud, et sa kuidagi pole mingit traditsioonilist teed jätkanud ja siis peaks sealt jätkuma mingi traditsiooniline siis tööellu sulandumine või liikumine, mina tahaks täiesti vastu vaielda, et see tõesti on väga inimesega seotud, sellepärast, et me oleme täna ajas, kus me õpime terve elu. Inimesed teevad 2. ja 3. bakat, lähevad, ma ei tea, küpses karjääris õppima ametikooli hoopis mingit oma kirega seotud asja. Ja minu jaoks oli tõeline üllatus, et magistratuuris ei olnud ma üldse kõige vanem inimene, et pigem olid magistratuuris 30+ inimesed, meil alla 30 praktiliselt ei olnudki. Ja tõesti see, kas ma ei tea, õppida 20ndate alguses või õppida sellises väga teadlikult iseendale seda asja, mis sa tõesti nagu tahad. Tõesti nagu sa imed nagu käsn seda kõike, et ma tahan seda, et see on nii põnev ja sa viid ja rakendad seda kohe, et sul on see pagas ka juba teatud mõttes all, et ma arvan, et kunagi ei ole. Et seal ei ole ühte teekonda, mis sa arvad, Katri? Ma arvan seda, et magister võiks olla siis tõesti, kui inimene on selleks järgmiseks sammuks ka valmis, et kui me räägime noorest turundajast, kes on lõpetanud gümnaasiumi ja siis otsustanud valida turunduse eriala, mida õppida ülikoolis, siis ta tegelikult peaks saama ka nüüd praktikat. Ja praktika näitab, sest et turundus on nii lai valdkond. Seal on loovus, seal on digiturundust, mis on väga analüütiline, seal on andmete analüüsi, seal on mida iganes, eks ole, kirjutamist versus disaini, visuaalset disaini. Nii et kus see turundaja enda jälle selle elemendi või selle päris nagu kirja leiab, et see näitab selle suuna, kus ta võiks edasi siis õppida. Ja praktika on ikkagi see, mis hakkab kujunema töökohal väga paljuski. Organisatsioonid on see keskkond, kus inimene hakkab ennast edasi arendama, kus hakkab ennast ka väga sageli avastama. Nii et mina arvan, et pärast bakat võiks minna ikkagi tööle ja nüüd on nagu tõesti see, et kas tal on see kirg ja see jõud ja see veendumus, et ta tahab õppida ülikoolis kohe magistrit peale, suurepärane, mis ei välista ka seda, et ta 20 aasta pärast piltlikult öeldes või 10 aasta pärast või millal iganes läheb uuesti ja võtab mingi teise eriala või võtab nii-öelda strateegilisem eriala. Just. Et see kõik on okei ja pigem, mis võiks nagu jääda järjest rohkem ühiskonnas kõlama nii noortele kui meie vanustele, on elukestev areng, elukestev õpe. Ja samamoodi nagu Kadri mainis, et töö juures see areng, mida ettevõtted tänapäeval pakuvad, ma võiksin arvata, et nii mõneski ettevõttes, kui sa oled 5, 6, 7 aastat töötanud, sa oled juba justkui teinud oma magistratuuri ära, et sa lihtsalt ei saa seda ainepunkte, aga need arengud, need projektid, need koolitused, see on suurepärane, mida tänapäeval pakutakse ja ma ütleksin pigem noortele, vali õige töökoht. Ehk et vali keskkond, kus sa nagu õitsed selles mõttes, et mis annab sulle tugeva vundamendi ja tugeva aluse ja võib-olla see, kui Kadri mainis seda CV, kus kool oli jäänud lõpetamata, et siis ka tänapäeva noortel võib olla see
olen kuulnud selliseid nagu mõtteid, et noh, et a la aastakene ühes kohas ja juba nagu liigun edasi. Et ma siinkohal ütleksin, et aastaga sa saad alles nagu aimduse, mis see eriala aasta ringis on, sest et eriti turunduses meil on sesoonsus, eks ole, meil on kõrged hooajad, meil on madalad hooajad, meil on tähtajad, tähtpäevad, muud sündmused siin, ka majandus on sesoonse iseloomuga, nii et võtta ikkagi nagu selline mõnusalt keskpikk periood, see ei tähenda, et sa pead olema 21 või 17 aastat või noh, tõesti nagu elu lõpuni, aga noh, aasta või 2 on ikkagi tegelikult pigem vähe. Et seda püsivust tahaks noortele küll kaasa anda ja kindlasti, et haridus ja ka magistrikraad on oluline, seda võib omandada ka teist ja kolmandat. Ja kui sa teed ühe Eestis ja kunagi teed kas Londonis või Madridis või USAs, suurepärane, et see järjekord ei ole ka nagu kivisse raiutud. Ma küsin nüüd kõige kõrgemat taset, doktorikraadi. Noh, turunduses võiks olla rohkem Eestis doktorikraadi turunduses kui ka tegelikult juhtimises. Aga ma mõtlen seda, et kuidas sa värbajana seda vaatad, et meil nagu praktiliselt ei ole seda, ma tean nagu ühte, kellel on, kes on nagu olnud turunduses, on ju, võib-olla on neid mõningaid veel, on ju, ma ise omandan, on ju, siiamaani, aga et kuidas sa vaatad, kui ilmunud on doktorikraad sinna, et kas see on pigem nagu ülekvalifitseerumine? Ei, kindlasti mitte, et just eelmisel nädalal kohtusin ühe inimesega, kellel on väga ammu alustatud doktoriõppe ja vahepeal jäänud, see on nagu teistsuguse iseloomuga õppe, eks ole, et ta on ikkagi selline süvitsi minev ja seal ei ole ka sul sellist võib-olla nominaali niimoodi seljas, et see motivatsioon või stiimul, miks seda tehakse, võib olla nagu hästi nagu erinev, et ülekvalifitseerituks ma küll seda inimest. No ma olen ajakirjandusest lugenud, et eks ole, et on justkui tagasisidestatud, et need, kellel on, et pigem nagu jätavad mainimata, sest kardavad seda reaktsiooni, eks ole, no, et just hiljuti lugesin üle Eesti ajakirjanduses. Kas siin peaks ikkagi vaatama, et noh, mis see roll on, kuhu see inimene siis kas kandideerib või kutsutakse kandideerima, eks ole, et see roll peab olema ka kindlasti talle ju sobilik. Et noh, kui see on liiga juunior roll, siis doktorikraadiga selline inimesel endal hakkab ju seal õige varsti igav, eks ole, võiks nii öelda. Aga et just, et kui see roll on nagu see alguskoht ja see inimene on see alguskoht ja kui sealt on see ühisosa leitud, noh, siis ongi match minu arvates. Doktorikraad ei tähenda, et see inimene peaks tippjuhina töötama. Ja, ta võib olla väga tugev oma valdkonnas, juba spetsialist, ta on teadlane, on valdkonnad, kus doktorikraad on täiesti üsna elementaarne, näiteks farmaatsia ja meditsiinisektor, eks ole, paljud tulevadki, eks ole, arstiõppest sellele erialale ja töötavad ka spetsialistidena, nad ei pea kõik olema nagu tippjuhid. Ja seal on vist küsimus ka, eks ole, et kas ta teeb selle nagu ühes järjes on ju, et siis ta on mingisugune, mõtleme, mis mingi 20-ndate lõpus, kui ta teoreetiliselt nagu lõpetab selle nominaaliga, on variant, eks ole, et 3 aastat bakat, 2 otsa, see on 5 ja siis 4, eks ole, nominaalis on doktor, siis see on 9 aastat on ju, noh, et sa põhimõtteliselt oled ennem 20 lõppu on ju, siis sa põhimõtteliselt jällegi, noh, sa tuled mingite teadmiste pagasiga, aga sul ei ole töökogemust on ju, mingid projektide juures võib-olla midagi oled teinud, aga väga sageli ikkagi mina näen, kellel on seda laadi valikutega nagu õpiteekond olnud, nad ikkagi ongi pigem teaduses. Et nad ka kuidagi, eks ole, see rakendus. See võib olla, ma ise mõtlen, me rääkisime sellest, et mina ju jätsin, ma jätsin baka magistri vahele ja jätsin magistri ja doktorikaardi vahele ka mingi vahe, mitte nii pika, aga ma tegin seda palju hilisemas. Kui on minu käest küsitud, kas soovitan, 100% soovitan, see oli nagu nii põnev õppeno protsess, see, et sa pead selle kraadi ära kaitsma, see on nagu siuke omaette nagu tsirkus on ju, aga põhimõtteliselt igal juhul nagu õppimine tasub ära on ju. Nüüd ma küsin kõrvale, et me oleme seal, eks ole, ta nüüd nagu õpib, sa just ütlesid seda ka on ju, Kadri, et kui noored küsivad, mis ma panen, kui mul ei ole nagu midagi panna, eks ole. Et mis karjääri algus on parem, kas see, et ma õppimise kõrvalt võtan endale töökoha, mis võimaldab mul õppida, pluss siis mingid sissetulekut teha, ehk näiteks klienditeenindus, eks ole, mingisugune müüja ametikohad, teenindaja ametikohad kuskil nendes asutustes,
söögiasutustes on ju. Või ma peaks igal juhul püüdma saada siis sellesse valdkonda, mis mind nagu huvitab, noh, ma ei tea, et oledki turundusvaldkonnas, et sa lähed agentuuri tööle, sa mingi projektijuhi assistent või lähed kuskile suurettevõttesse, saad mingi turundusassistendiks, nii edasi on ju. Mis on parem teekond? Sellele ma jälle ei saa vastata, et see on üks või teine. Sellepärast, et minu hinnangul on see, kui ma niimoodi julgeksin öelda, siis ma räägin, et ma julgen kosta selle eest, et mis on ka minu maailmavaade sellele. Mina läksin tööle 15-aastaselt. Ma läksin tööle 15-aastaselt, olude sunnil, aga ma arvan, et see kasvatas väga palju töösse, ellu suhtumist, hakkama saamist, ilma vale häbita, et ma olen, ma ei tea, saekaatris koristaja olnud. See on minu siiras usk sellesse, et see kasvatab päris palju nagu inimest ennast, et kui ta läheb ja teeb seda teenindustööd, arenevad tema sotsiaalsed oskused, pingetaluvus, töösse suhtumine, kõik see, mida tegelikult täna ka tööturg ka väga palju vajab. Ja see, et kas see on nüüd õige või vale või kellegi jaoks piisavalt hea või mitte hea, et see on jällegi, need lõksud on nagu inimese otsustaja enda peas, kes seda CV-d loeb. Mina vaatan seda ülipositiivselt, seepärast, et minu enda ellu suhtumine ja teekond on olnud sarnane. Ehk siis me natukene vaatame seda ise enda. Jaa, aga ma mõtlen just nagu selles vaates, et mis annaks talle rohkem, et jällegi, et ma olen siin intervjueerides saanudki aru, et paljud ongi alustanud nagu teenindajana, eks ole, on ju. Ja nad ütlevad, et see oli üks parim halgus, sellepärast nad õppisid nagu vahetut suhet ja nad õppisid aru saama, kuidas inimene või siis nagu tarbija käitub, on ju. Aga teisest küljest mõnes mõttes, kui sa lähed erialasele tööle, sa saad palju kiiremini ree peale, eks ole, eriala tööga, et kumb oleks ideaalses maailmas see niisugune nagu otsuse koht, on ju, et noh, et ootad, sa ei saa kohe seda tööd, võib-olla jahid pikemalt seda tööd väiksema hinnaga ja nii edasi. Ei soovita oodata ja ma ütlen, et ükski töökogemus ei riku mitte ühegi inimese karjääri, mida ta on elus ette võtnud. Selliseid nagu unistuste CV-si, et minu töökarjäär peab hakkama peale ülikooli ideaalselt, traditsiooniliselt, täpselt sellelt erialalt. Palun näidake tänasel tööturul seda noort mulle, kellel see on õnnestunud. Et ta lõpetab ülikooli ja ups, järsku ta on, eks ole, turundusspetsialistina kohe sellel ametikohal. Swedbankis. Jaa, unistuste karjäär, kes siis sellest ei unistaks, eks ole. Aga mina oma lapsele tõesti andsin selle soovituse, et kes kusjuures sai teisel kursusel eriala, ma pean oma sõnu sõnama, sai erialasesse rolli või finantsiga seotud rolli. Aga minu soovitus talle oli, et sa ei pea sellelt alustama, aga sul on võimalik siseneda võib-olla tõesti mingisugusest teisest positsioonist ja ennast näidata, ehk siis organisatsiooni sees edasi liikuda. Et mina ei julge tööturgu tundes anda seda soovitust, et nüüd kõik jahtige ainult seda erialast asja, et noh, see on reaalne olukord. Ma tooksin siin veel selle nagu vaate, et esiteks turundaja peab olema ülihea suhtleja, et see on organisatsiooni selline natuke nagu mootori funktsioon, mida turundaja täidab, eks ole, et me oleme justkui nagu sild kliendi ja äri vahel, ehk et me peame hästi mõistma, mis äris me oleme, peame hästi suhtlema aktiivselt erinevate osapooltega ja seda kõike viima klientideni ja vastupidi see, mida kliendid justkui märkavad, teavad, tahavad, ei taha, meeldib, ei meeldi, seda tooma nagu siis kolleegidele tagasi. Ja see on nagu võib-olla selline üldine arusaamine. Ja nüüd, kui mõtleme sellest, et kas alustada ja otsida seda briljantset positsiooni väga heas ettevõttes ja väga hea positsiooniga, ja see on kindlasti, kui sa saad haara sellest, mida varem sa saad endale jala ukse vahele, kas organisatsioonis, õiges organisatsioonis, kus sa saad kasvada ja areneda ja vaba ametikoha puhul kohe sinna liikuda, või sa lähed kuskile teenindusse ja omandad neid oskuseid. Lihtsalt küsimus on see, et sa peaksid nagu mõtlema just selle kaudu, et igas rollis, et mida ma siit kaasa võtan. Et mis on see minu nagu õppetund, mida ma siit tahan nagu noppida. Ja nüüd see teine pool, mida ma ka tahaksin tuua, et Eestis kipub olema niimoodi, et teenindusasutustes me näeme väga palju noori esmatasandil ja nad liiguvad sealt õige pea ära. Et justkui teenindus on midagi, ongi ainult noortele, suvetöö või siuke nagu korraks, aga et see ei ole justkui nagu päris karjäär.
minge palun Euroopasse, suurepärased restoranid, suurepärased hotellid, seal on 50-60 aastased härrad ja prouad ja teevad seda sirge seljaga, täieliku rõõmuga, neid hinnatakse klientide poolt, neid hinnatakse tööandjate poolt ja nad naudivad oma professiooni. Ma olen siin nõus, meil all on siin restoran Härg, eks ole, hästi tunnustatud see, ma olen käinud 6 aastat iga päev, seal on ühed samad näod kogu aeg, on ju. Et teenindajad ühed samad. Suurepärane, eks ole. Meil on Eestis käppu täis tõesti restorane, eeskätt hotellides me Eestis käime võib-olla natuke vähem, eks ole, aga et siseturismi mõttes, aga restoranides tõesti, et kus on see karjäär, et on 6, 10, võib-olla isegi 15 aastat see töötaja seal töötanud ja ta on hinnatud töötaja nii klientide kui ka organisatsiooni poolt, et ka esmatasandil nii-öelda või teenindussektoris sa saad teha karjääri, see on suurepärane. Aga üks soovitus mul on küll, mis ma tõesti näen, et järjest rohkem seda ust avab ja potentsiaali avab, et kui sa tõesti oled selle oma nii-öelda erialase valiku teinud kõrgkoolis ja sa näed, et see on suund, kuidas me võib olla ka see, et ma ei ole õiges kohas, eks ole, tunne, et ma tahan selles osas edasi liikuda, siis väga paljud ja järjest rohkem organisatsioonid võtavad ikkagi praktika. Ja, et see on hea sissemineku teema. See on suurepärane. Muidugi need on ka tohutult ikkagi populaarsed ja seal on suur konkurss aga see on küll miski, mis saad iseennast näidata ja organisatsioon saab õppima tundma sind ja nii edasi. Ja neid karjäärilugusid, kus läksin praktikale, jäin, ma kuulen kogu aeg, nii et see on suurepärane võimalus tõesti ennast ka nagu näidata ja tegelikult ka katsetada, kas see ongi üldse minu jaoks. Mul oli just hiljuti üks persoonilugu, samamoodi rääkis. Tema sattus praktikale, algul pidi minema teise organisatsiooni, seal millegi pärast midagi juhtus, siis läks teise jäigi 30 aastat on. Aga lähme karjääris edasi, et siin natukene, alguse saime juba aru, eks ole, et sa valid rohkem pigem selle järgi, et kui õnnestub, saad karjääri kohe õigesse kohta, kui ei, siis ikkagi võtta vastu see, mis on, millest sa saad nagu seda suhtlemist õppida, aga hilisemalt on nagu küsimus selles, et kas ma peaks eelistama suurt, tuntud nimega organisatsiooni või väiksemat. Et esiteks rollide erinevused, väiksemas sa võid saada rohkem ampluaad, millega tegeleda, eks ole, sest seal on vähem inimesi, et sa nagu ise läbi kogemuste saad. Suurtes on jälle suuremaid asju, mis tehakse isegi, kui su roll on piiratud, et sa oled kaasas, on ju. Et see on üks küsimus ja teine küsimus on sealt jällegi, et kui me vaatame nagu värbajatena, nimi, mida ma tean, osaühing ei tea. Mängib mingit rolli või ei mängi? Kumb see õigem teekond on? Katre, kuidas sina valikuid oled teinud? Minul õnnestus, ja ma ütlen tõesti siiralt, õnnestus saada suurepärasesse organisatsiooni. Ja ta oli suur organisatsioon, mis tähendas seda, et mul oli seal 17 aastat nii põnev areng organisatsiooni sees, ma arvan, mitu magistrikraadi selle organisatsiooni sees. Ja loomulikult see keskkond, mis on küps, mis teab, mis ta teeb, on ühele noorele, kes ei tea, mis ta teeb. Et ta alles õpib ja kobab, et siis see toetav keskkond, kus olid ikkagi teatud nagu reeglid ja süsteemid ja protsessid, see toetas noorena mind kahtlemata. Mentoreid on nagu rohkem ümberringi. Ja? Mentoreid ja protsessid ja süsteemid ja see kõik toetab, eks ole. Ja teistpidi, see on ka kujundanud mind täna selliseks inimeseks, nagu ma olen. Ma olen täiesti veendunud, et see organisatsioon on andnud minu inimeseks kujunemisele kõige suurema panuse. Isegi rohkem kui kodu ja kindlasti rohkem kui gümnaasium näiteks. Et ikkagi see organisatsiooni areng koos minuga või minu areng koos organisatsiooniga on olnud nagu hästi tugev seos tänaseks, kes ma olen. Nii. Ja nüüd on nagu küsimus, et inimesed on ju erinevad. Mõnele meeldib väike organisatsioon, kus ta teab kõiki. Minul oli üks hetk juhtida inimeste ring, kus oli nii palju inimesi, et ma ei teadnud iga ühe nime. Ma ei ole uhke selle üle, aga üks hetk, selles mõttes need inimesi tuli, ma sain selle tiimi ja üks hetk ma tajusin, et issand jumal, nagu kõikide nimesid ma ei suudagi kohe niimoodi öelda, see võttis aega, sest inimesi oli nii palju. Et see, seal on igas organisatsiooni nagu nii-öelda see on arengu etapis. Aga kui sa vaatad nagu värbajana, kas see nagu mängib mingit rolli või mitte? Nii nagu ma ennem mainisin ka, et
siin ei ole, et õige või vale, halb või hea, et loomuomaselt sobib ühele üks, teisele teine, et nagu ma ütlesin, et ühes keskkonnas sa õitse, teises keskkonnas sa õitse. Ühe jaoks on tõesti, nagu Katre kirjeldas oma kogemust suurest organisatsioonist jälle, sobis, see toetas tema arengut, kujundas ta inimesena, suurepärane karjäär ja mulle tulevad intervjuul inimesed, kes tulevad samast organisatsioonist ja ütlevad, mul ei sobi see suur süsteem, et mul ei sobi see ja nendel põhjustel. Ehk siis väga keeruline on öelda, et mine sinna ja see on hea. Ja, aga ma mõtlen, et vaata, võib-olla ma olen mingi stereotüüpides, aga et noh, näiteks, et me oleme juba natuke karjääris edasi läinud, on ju, et mul on näiteks Swedbank, ütleme seal mingi 7 aastat, on ju, siis on tulnud näiteks mingi Tallinna Kaubamaja grupp, eks ole, 5 aastat, ja nüüd on olnud võimalus minna kuskile normaalse võib-olla palga peale, väiksemasse organisatsiooni, osaühing, mina ja tema, eks ole, on ju, võib-olla isegi mingi käibega 5 miljonit on ju aastas midagi teevad, on ju. Nüüd see osaühing on kindlasti väga õnnelik, ta sai väga hea karjääri ja kogemuste pagasiga. Mina tegin hüppe, olen seal näiteks 3 aastat, on ju. Ja nüüd vaatasin, et see asi enam ei lähe, kandideerin SEB-sse, eks ole, on ju. Kas see karjääri minek on sinu jaoks probleem, et sa vaatad, et miks sa sinna läksid? See oli ikka väike asi, et sul oli nagu korralik karjäär suurtes või mitte? Kindlasti mitte, see on väga, ma ütleksin, väga ilma inimesega rääkimata, küsimata, kuidas ta oma valikuid teinud, mida ta seal õppis. Aga kui sul on 150 CV-d, mille vahel sa pead valima esmaselt? Ja see on üks olulisemaid värbamisvigu ja lõkse, et mina värbajana omistan mingitele inimese valikutele, mille osas ma ei ole temaga rääkinud tähenduse. Ja ma olen 20 aastat see teinud ja ma tean täpselt, et ma sinna lõksu ei astu. Ja ma tean ka täpselt seda, et kuidas ma ütlen siis, ei ole nagu sellist, kuidas ma ütlen, täna võib-olla sellist nagu musterkarjääri teed, mis on nagu selline, et see on nüüd see hea tee ja võtta on õigesti liikunud ja siis on selline mitte hea tee, et on nendes OÜ-des olnud, eks ole, et see maailm on täna ikkagi nagu nii palju mitmekesisem. Ehk seda ei peaks kartma, aga nüüd järjeküsimus on see, et aga kui sa oled teinud vahepeal oma ettevõtte ja oled 2 aastat punninud mingisugust väikest asja, olen kuulnud, võib-olla valesti kuulnud, et osad värbajad ütlevad, et nüüd sa oled rikutud sellepärast, et sa justkui nagu tahad ise enda peremees olla, on ju, kuidas sa tuled tagasi nendesse 9-5 või 8-5 raamidesse, eks ole, on ju. Kas see on jälle mingi stereotüüpiline nagu vale mõtlemine või värbajate seisu pealt, et see on nagu, kas sa vaatad pigem seda hea nagu lükken, ta proovis vähemalt, on ju, ta on omandanud mingisugust veel laiemaid profiilist, ta saab aru sellest äriasjast või? See on jällegi meie oma peas asjade tähenduse andmine ja omistamine sellest, kus meie maailma mõistame, mis meie hinnangul on õige või vale. Värbjana me ei peaks seda tegema. Et ma võin öelda selle kohta, et ma kuulen, Fontes teenindab organisatsioone absoluutselt väga laial skaalal. Väiksed organisatsioonid, suured organisatsioonid, OÜ-d, väga suured rahvusvahelised kontsernid. Ja nii palju on, kui seal erinevaid juhte, kes värbavad, on erinevaid arvamusi. Väiksem OÜ värbab, kandideerib, eks ole, suurest organisatsioonist, mõne väga ägeda CV-ga, ütleb, et meie juures ta küll hakkama ei saa. Ta tuleb ju sellest, kus on teerajad ees, raamid, protseduurid, bürokraatia paigas. Meil on vaja nii palju paindlikkust, meil asjad iga päev muutuvad. Ja jällegi, miks sa arvad, et suurest süsteemist tuleb ainult eks ole, selline inimene, kes ei ole võimeline kohanema. Ja siis on vastupidi, eks ole, see suure süsteemi inimene ütleb, et et ta on selline nii-öelda siis generalist, et tõenäoliselt teeb seal kõike ja samas mitte midagi, eks ole, ei ole millestki sügavuti minev. Ehk siis ma nende mõttelõksudega tegelikult kohtun täna värbajate peas ja juhtide peas. Aga siis mul ei ole nagu iseenesest nagu vale küsimus, et tegelikult niisugune mõtlemine võib olla ühel või teisel peal. Küsimus ei ole üldse vale ja tegelikult me muugime nendes mõtteviisides Fonteses ka iga päev. Tegeleme stereotüüpidega, mis on ülimalt, eks ole, kuidagi suur kitsendaja ikkagi ka tööturul on ja, et mille alusel me üldse valikuid ja otsuseid teeme ja kuidas meid need mõjutavad, kui me kedagi värbame,
ja see on üks osa sellest, mida sa kirjeldad, et kui keegi nii no ma lihtsalt mõtlen, et kui me nagu räägime, et missugust nagu teerada nagu anda inimesele, et sest see on paljude jaoks küsimus olnud. Sulle pakutakse head palka kohas, mis ei ole üldse tuntud, on ju. Kas sa rikud oma pika karjääri sellega ära? Samamoodi võin tuua sulle näite, et pankrot võib olla ühe jaoks, et ühesõnaga, et näide elust elesest juht, kes ütles, et võt see organisatsioon läks pankrotti, mida ma juhtisin. Ühes kontekstis öeldi, et mingil juhul me ei kaalu sellist juhti, kes on võib-olla ise kuidagi, eks ole, teinud valesi otsuseid ja nii edasi. Ja teine, eks ole, organisatsioon ütles selle kohta, et kui ta ei ole midagi sellist läbi teinud, siis meie jaoks ta ei olegi kogenud nagu laial skaalal nagu ettevõtluse tahke. Et kus see tõde on? Mul on väga raske vastata siin küsimusele, et kas see on halb või hea, kas tee see valik või too valik. Et ma iga päev selles maailmas näen, et põhimõtteliselt on värbamine ju kandideerimine ju värbaja pähe pugemine. See on nagu nii palju. Kes juhtub sinu CV-d lugema, mis maailmavaade tal on, kuidas tema asjadest aru saab, mis tähendusi tema asjadele annab. Väga raske on öelda, et alati on nii või alati on naa. Nii palju kui on juht, see on nagu huvitav, see pankroti teema ka on. Siin istub inimene, kes juhtis Kalev Meedia pankrotti, on ju. Ja Marko Reikop ütles ühel hetkel ju mul saates, et ma olen kõige vihatum inimene Eesti Vabariigist tänu sellele, eks ole. Ja nüüd me võtame aega edasi, muidugi oli palju halba ka sellega, praegu pankrot on üks osa, et seda nagu ei vaadata enam, siis vaadati seda nagu, ma ei tea, kõige suurem kurjategu maailmas. Ja samamoodi ma kuulen inimesi selle üle mõtteid vahetamas, et me proovisime, me tegime ägeda asja, et kas turg ei toetanud, me sattusime, ma olen koroona aega kuulnud, kuidas keskkond on seda soosinud, et mis on selle taga ja mis on see lugu seal taga, et ilma inimesega, eks ole, rääkimata ja tõesti ka see, et sinuga oleks põnev rääkida, et mis see sulle ellu kaasa andis, et ma arvan, palju halli juuksed läksid ära. Palju halli juukseid, aga mis sa sellest veel võtsid, eks ole. Ehk siis jah, võib-olla väga keeruline on siin öelda, et vali ehita oma karjääri täpselt nendest sammudest ja see meeldib kõigile ja sind tagab selline või selline. See on huvitav, me kindlasti räägime sellest, et tegelikult see on tõesti küsimus siis, kes nagu värbab kuhu. Tahaks korra selle pikkust veel, et Katre ütles ka, et juba alguses, et vaata, et jällegi kunagi öeldi, et alla 3 aasta ära üldse nagu mõtle, on ju, et kas saab üldse küsida, et kas seal on mingi sweet pot, on ju, et kui palju sa peaksid püsima, et isegi kui sa ei ole õnnelik, et püsi ära, vanasti oli see, et ja kui on alla aastane karjäär ära, paned CV-sse, sest tekitab kohe küsimusi, mis probleemid sul on, on ju. Ja et kui on jälle liiga pikk karjäär, võib-olla on ka probleem, aga meil on käinud siin ka 30+ aastat ühes ettevõttes, pole küsimust, et mis me täna nagu arvame, Katre, sellest olukorrast? Ma ütleksin, et ikkagi nagu aastaring annab selle arusaamise ärisektorist ja sellest sesoonsusest ja ka töösisust piisava. Küll, aga nüüd, kui sa küsid niimoodi, et kui inimene on tõesti õnnetu ja see on nagu see keskkond või see organisatsioon või seal on nagu mitmeid tahke, siis mina ütlen, ei pea nagu enda tervise ja heaolu hinnaga hambad ristis seda tegema. Nüüd, mis ma lihtsalt tahaksin ka eelmise jutu jätkuks nagu öelda, pikkus, mis valikud, OÜ-d, aktsiaseltsid, rahvusvahelised, väikesed maakohad, vabatahtlikkus, kõik sinna juurde. Pane kõik mõnusasti CV-sse, aga mitte lihtsalt rida OÜ nii kaua, aga too välja, mida sa seal tegid. Ja mitte pelgalt, mis su ameti nimi oli, aga tõesti, et mis need projektid või tegevused olid ja mida sa sealt võtsid nagu enda professionaalsesse karjääri kaasa. Ja kui sa kandideerid konkreetsesse ettevõttesse, mis töötab konkreetses sektoris, konkreetsele rollile, siis sa pead selle CV vormistama läbi selle prisma, et mis on see sinu eluteekonnas, karjääriteekonnas olnud, mida sa oled kaasa oppinud, milles selles ettevõttes, selles sektoris ja selles rollis võiks kõige rohkem kasu olla. Sa räägid nagu ütleme, et kui sa oled nüüd jäänud töötuks ja sa kandideerid paljudesse kohtadesse, siis tegelikult peaks iga kord nagu personaliseerima selle ära, vaatama selle nurga alt neid samu oskusi ja edusamme, mida sa olid seal mingis rollis teinud. Aga ütle mulle seda ka, kas see peab olema ameeriklik või? Great!
noh, et saad aru, et sa paned, meil on ju omane see, et noh, mis ma siis tegin. Noh, tõin ühe suure brändi ja küll on ju tavaline töö on ju, et nad kirjutavad ju väiksed asjad ka nagu maailma kõige suuremad muutjad on ju. Ma arvan, et seal on vaja leida see tasakaal, et kui sa lihtsalt kirjutad, et ma töötasin seal ja ma tegin seda ilma nagu tõesti eneseanalüüsita, mida ma sealt kaasa võtsin, mis olid tugevused, mida ma rakendasin, mis olid need raskused, mida ma ületasin, mida ma õppisin läbi selle, siis kui sul seda analüüsioskust ei ole, siis noh, on ka väga keeruline kandideerimisprotsessis, on ka keeruline edasises karjääris, et ma ütleksin, et noh, selline eneseanalüüs ja enda tugevuste väljatoomine, enda õppetundide väljatoomine või mis on viinud mind edule ühes või teises projektis, ühes või teises suhtes, see on nagu ülikriitiline. Ja neid asju tuleb välja tuua. Selline puhtalt klassikaline ameerikalik, et ma olen nagu suurepärane selles ja mul vigu polegi, noh, ma arvan, see ei ole aus ja siiras. Et eestlane hindab ausust ja siirust, mida küpsem me oleme ühiskonnana ja mulle tundub, et me oleme tegelikult väga mõnusas küpsustasemest täna juba. Et inimesed hindavad sellist ikkagi väga selgelt ka, et mis on need õppetunnid olnud, mis sa oled sealt kaasa võtnud ja millega sa veel tulevikus pead tegelema, eks ole. Et pigem panna ja need kirja ja vaata, siin on see sama, et noh, eriti kui me räägime turundajatest, turundaja põhi ei ole see, mida mina tahan öelda. Turundaja põhi ei ole see, mis ettevõte tahab öelda. Turundaja põhi on see, et kes on mu klient ja kuidas ma jõuan oma kliendini. Ja nüüd, kui sa oled turundaja, kes samal ajal müüb ise ennast, siis sa pead samamoodi teadma oma klienti, ehk et seda potentsiaalset uut tööandjat ja sa pead nagu mõtlema oma sõnumid ju väga selgelt tema suhtes. Aga ütle mulle, kas minu klient, noh see, et ettevõte on, kas minu klient on personalijuht või valdkonnajuht või juht, kui ma teen seda CV-d, sest see on natuke erinev ju. Jah, ma sest vaata, kui sa turunduses räägid, on ju, meil on olemas selline asi nagu account-based marketing, mis on just suunatud, kui ettevõtte turundus teed, sul on mitme rolli vastu teed, samat asja räägid täiesti erinevate sõnadega, täiesti erinevate argumentidega, eks ole, finantsjuht tahab erinevat asja kuulda, kui tahab näiteks procurement inimene. Mis see soovitus on? Nii on ja seda sa, nagu ma ütlesin, et värbamine on suures osas värbaja vähe pugemine, et nagu Katre ütles, sul ei ole üks CV, millega sa kandideerid ühele poole, vaid sa vaatad alati seda konteksti, sa vaatad, kuhu sa kandideerid ja kuidas rõhuasetused selle CV-s on seostatud sellega. See on nagu väga personaliseerimine selle konkreetsesse võtmesse ja siis sa tõesti pead mõtlema, kellega sa räägid. Et kas sa räägid värbava otsese juhiga, on see finantsjuht, kes värbab omale, eks ole, finantsanalüütikud, turundusjuht tõenäoliselt, noh, kui ta on turundusjuht, siis räägib tõenäoliselt tippjuhiga, personalijuht, eks ole, loeb ka seda, no mõnegal juhul olen mina seal vahel, eks ole, värbamisagentuur, ehk siis tõesti see on nagu päris mitu nüanssi, et ja teisipidi ma jällegi ütlen, et see autentsus peab jääma, et meil tuleb ju kohe siia sama küsimuse juurde tuleb AI, mida lasta teha AI-l ja mida teha ise, ehk siis ka CV mõttes, täna on suur teema, et me loeme AI poolt kirjutatud CV-si ja me kohtume inimesega, kes ei lähe absoluutselt kokku sellega, mida peegeldab see CV ja mina ikkagi ütlen, et see võtmekoht täna on, et selle CV taga tuleksid ka sina välja, et see kontrast, kui sinuga kohtutakse, ei oleks selline. Sa mõtled, et see, mis seal kirjutatud on liiga nagu teistsugune sellest, et kui ta tuleb rääkima, et see sõnakasutus on hoopis teistsugune. Et see ei lähe kokku, see pilt ei lähe kokku tegelikult selle inimesega, nii et mina ütlen, et täna kogu selle taustal, mida meil on võimalik, eks ole, enda kasuks tööle panna kaasa arvatud tehisintellekt nende asjade juures, järjest ja üha eristuvamaks unikaalsuseks saab see autentsus. Aga küsin nüüd seda, missioon on ju, et klassikaliselt, eks ole, ettevõtte nagu esindajad alati küsivad, kas sa tead seda, et mis meie missioon on, mis on missioon ja seal jällegi seal on kaheosaline küsimus, mis see noorte jaoks tähendab, mis see tähendab juba, kes on kauem olnud tööl on ju. Kas see peaks nagu tulema läbi sealt sellest sinu motivatsioonikirjast, sellest peaks korra rääkima, eks ole, et see on üks osa CV-st või on see selline nagu umbes niisugune kõrval temaatika, et see ei ole nii nagu tähtis või mis asi, mis see rõhutuvuse aspekt, me juba rääkisime, et ma pean rõhutama, eks ole, oma seda oma kompetentsi, oma oskusi, mis ma olen kaasa võtnud, mis ma annan siia, eks ole, organisatsiooni kaasa, et ma olen, või peab seal olema see
meie teeme siin, aitame seda maailma paremaks teha ja näed, et kuidas sa siis seda maailma paremaks minuga koos teed või? Kui palju seda missiooni sinna sisse pead tooma üldse? Ma ütleksin võib-olla enda poole pealt, et kui ma juhina loen, siis motivatsioonikiri on minu jaoks ülioluline esiteks, et see on tõesti minu jaoks olnud oluline aspekt, mitte ainult CV ja muidugi CV sisukusest ka sõltub, eks ole, et kui pikk või sisukas see motivatsioonikiri peab olema või mida ma just kootan juhina värvates, aga kui ma saan aru motivatsioonikirjast, et inimene on aru saanud, kuhu ta kandideerib. See ei pea olema, et ta toob välja, mulle väga meeldivad teie need 3 väärtust, ta nimetab need. See ei pea olema sellisel viisil, aga ta saab aru, mis organisatsiooniga on tegu ja ta saab aru sellest rollist. Ehk et meil on tal on nii-öelda ligipääs kogu kodulehtedele, tal on ligipääs värbamiskuulutusele ja kui ta sellest toob selle sama seose iseendaga, siis minu jaoks on perfektne motivatsioonikiri. Rohkemat ma ei vajagi. Et ta ei pea üle kordama mulle, mis on meie missioon, aga ta peab mõistma, mida me taotleme organisatsioonina. Ja mis see ehk see ikkagi tuleks sisse tuua, et ta ei ole niisugune tavaline sõnakõlps. Mitte, et sa ei pead, nagu sa ütlesid, sõnadena selle tooma, aga sa pead suutma kuidagi ära kirjeldada, kuidas sina oled selle asjaga suhestud. Ja mina ikkagi ütlen, et kahjuks liiga sageli ma näen motivatsioonikirjas CV ümberjutustust. Ma juba lugesin seda CV-d, et kasuta seda ikkagi võimalust lisaväärtusena pakkumaks. Et see on sul lisa reklaami koht, kus sa saad teha. Mina ütlen, et see on just tõesti see koht, kus sa saad oma väärtussüsteemi peegeldama, seda seotust selle rolliga, rõhutada neid, eks ole, enda märkamisi ja organisatsiooni rolli enda tugevuste vahel, et aga jah, kahjuks liiga sageli on see, et ma isegi võin öelda, et millega enamus motivatsioonikirju algavad, sa lähed, eks ole, otsid mingid näidised internetist ja siis see vaene värbaja 150 korda alustab sama lausega, et sa ei eristu mitte kuidagi, et ma mõistan, et toetavatele materjalidele tuginetakse tänapäeval, aga see ei võimalda sul eristuda, nii et kasuta seda võimalust tugevdamaks oma CV-d ja eristumaks ka teistest kandidaatidest, pane sinna ise ennast sisse, see on minu soovitus. Ma CV lõpetuseks küsin seda, et kas ma olen kuulnud sellist väidet, et kui on hästi pikad karjäärid, 30 aastat palju on asju juhtunud, et mingis osas see varasem elu ei ole nii tähtis, et kas seda peaks siis limiteerima mingi viimased, ma ei tea, 15 aastat rohkem ja teised on lihtsalt ära siis kirjeldatud need kohad, oleks see õige või? Jaa, et tegelikult CV põhjal täna ikkagi kehtib üsna sama, et öeldakse isegi one-pager selle asja kohta, et kui me mõtleme nendele täna selle tööturu olukorra, tõesti, kus kandidaate on palju ja esimesed 6 lehekülge on aastast 92 täiendkoolitusi, ma võin öelda, et minusugune võib-olla otsib üles, et kust need päris asjad hakkavad, aga väga paljud tõstavad selle kohe kõrvale, et CV presenteerib sind, ta esindab sind, ta on nagu sinu visiitkaart. Ja tõesti seal peab nüüd hästi targalt mõtlema, et mis on see kõige tugevamini seostatud kogemus, mis on relevantne selles võtmes ja mõni ütleb, et kas ma siis jätan ära selle nüüd, et ma olen 30 aastat tööturul. Ei, sa saad need vahemikud ära siduda väga kenasti. Aastatel sellest selleni töötasin erinevad tootmisega seotud valdkondas, kus ma olin turundusjuht, viimased 10-15 aastat on minu fookus olnud seal ja vaat see on see, kuhu sa siis keskendud, aga tõesti selline hästi läbi mõelda, et ka lugeja vaatest, tema ajast lugupidamine, tõesti tänane keskendumisvõime on ju ikkagi üsna või valmisolek on ka ju üsna, eks ole. Tahaks järgmist sammu, et CV-ga said hakkama. Motivatsioonikiri oli hea, jäid silma, kutsutakse vestlusele. Kas meil inimesed vestlusteks ette valmistavad ja kuidas nad peaks ette valmistama? Hea küsimus. Kõige parem on see ikkagi, vahet ei ole, mis karjäärifaasis sa oled sa oma esimest töösammu tegemas või oled sa kogenud professionaal, tee kodutöö ära. Päris kurb on, kui sulle saabub inimene, kes ütleb, et ma ei tea, ma kandideerin praegu umbes 30 kohta, et ega ma täpselt meelde jäänud, kuhu mind nüüd kutsuti aga teie nüüd rääkige, kuhu ma siis kandideerin. Et müüge mulle.
umbes siuke loogika, jah? Jah, ja siis sa oled ikkagi nagu sügavalt kurb, et on raisanud enda aega, sinu aega ja see asi on juba eos, eks ole, võib-olla mitte edukalt alanud. Et see kodutöö ja iseenda kogemuse läbimõtlemine, seostamine, motivatsiooni läbimõtlemine, miks see mind kõnetab, missuguseid seoseid ma näen iseenda kogemusega, ka mida see tõesti organisatsioon teeb, mida sa, kui sügavuti sa oled valmis minema, et mul on just eilne vaimustus on selline, et inimene kandideerib tegelikult personalispetsialistiks ja loomulikult nad vaatavad kodulehte, väärtusi, need huvitavad kultuuri pool, mida organisatsioon tööandjana ennast räägib. Ja siis tuli üks inimene, kes ütleb, et ma kohe huviga lugesin seda finantsaasta, majandusaasta aruannet ja siis nad rääkisid oma tegevuse eesmärkidest ja tead, nii huvi oli, et mis trende nad selles valdkonnas näeme. Mõtlesin, vau, et sellise sisulise huviga väga palju laiemalt huvitas. Aga kuidas sa aru saad, et sa autentne on? Kusjuures tema puhul ma isegi usun, et see oli autentne, sellepärast, et ta oli hästi kõrge sellise nagu analüütilise nagu lähenemisega ka ja ta oli minu küsimused mulle olid ka hästi nagu detailsed ja sügavuti, et see ei olnud nagu selline teeseldud huvi, et ta päriselt tundis nii detailselt ka huvi mingites nagu töö nüanssides, teised võib-olla olid rohkem suure pildi juures, eks, mis on töö iseelum ja nii edasi, aga ta läks ikkagi väga detaili sisse, nii et see andis minu jaoks nagu pildi inimesest, missugune üldse tema nagu mõttemaailm on. Aga seda nagu ei teeskle või anna soovitus, et ükskõik kui sa kandideerid, loe kindlasti majandusaasta aruanne ära ja esita seal on ju küsimusi selle kohta. Aga see on ikkagi märk nagu kodutööst, tõsisest huvist ja enda jaoks nagu läbi mõtestamisest. Aga ütle, kas ta peaks hoidma initsiatiivikust? Mul on näide, et mul käis siin Silver Vohu, kes on SEB, eks ole, turunduskommunikatsiooni juht ja tema rääkis oma algsest sellest hea kommunikatsiooni inimene on ju, ta teadis, et kui ta läheb töövestlusele, siis ta peab initsiatiivi kohe alma, sest see esimesed sekundid määravad, kuhu see asi läheb ja ta kohe võttis ja kohe läks ka asi on ju. Ja siis ma mõtlesin, et päris kaval on ju, selle asemel, et istuda maha ja öelda, et esimene küsimus, mis tuleb on, et sa nagu põhimõtteliselt proovid selle teema nagu, või teema ise nagu paika panna, nagu propagandas ja kommunikatsioonis käib see. Kas see oleks hea strateegia või on liiga riskantne või? Ma arvan jällegi väga palju sõltub sellest värbajast, et võib tunduda nagu, mis vend siin hakkab? See sõltub jah, et kui see on jälle nagu lihtsalt strateegia, et siis võib ka nagu ohtlik olla, eks ole. Aga miks? See on ikkagi temale loomuomale hästi loomulik, eks ole, tema element, et kuidas ta suhtleb ja minu jaoks kõige olulisem, ta räägib nagu asjast, et kui tal on lihtsalt mingi oma agenda seal, et ega siis ta arvestama, et selle küsija on ka mingid omad teemad, mida ta tahab ära katta, et ma olen küll ja küll näinud, eks ole, kogenud intervjuusi, kus ma saan aru, et sõltumata sellest, et mis on minu agenda, teisel poolel on oma agenda, et tema nüüd tahab endast neid asju igal juhul rääkida ja müüa, on ju, aga seal peab aga see on vale, ei ole ju. Ja ma arvan, et see peab olema hästi tasakaalustatud vestlus ja see sõltub väga palju jällegi, mis rolli sa kandideerid ja mis on see kontekst ja keskkond ja kõik, et aga ma arvan, et see on täiesti nagu taju küsimus, et ka kes su vestluspartner seal on, et kas tema näeb seda, kui eks ole sellist nagu positiivset ja lisaväärtust on ju. Ja ei, ma ei taha üldse öelda, et eks ole, see on vale, et aga mul on olnud ka kogemusi, kus päriselt intervjueeritav kaaperdab kogu ürituse ja võtab selle asja üle ja räägib sulle seda, mida tema tahab rääkida ja see on juba tegelikult intervjueerija professionaalsus, kas tema ohjab seda protsessi. Aga ma mõtlen, miks mu see küsimuse taga on, et mina nagu õpetan tudengid alati, et te peate tegelikult strateegiliselt mõtlema kõiki oma asju, et küsimus ei ole, et sa ainult tööd teed strateegiliselt, vaid ka oma nagu tegevusi, et ma mäletan, kui ma läksin ülikooli, mul oli oma strateegia, kuidas, vaata seal oli ka nagu erialane nagu vestlus, eks ole, seal mingi paneeli ja ma tegin selgeks, kes paneelis on ja mis nende nagu teemad on. Ja kui sa saad seda teemat, mis on temal huvi pakub, tuua päevakorda, näidata enda selle, siis sa oled võitnud ta kohe endale. Mul oli Tais Pahman, seal on ju reklaamipsühholoogia teema. Loomulikult ütlesin, et see on kõige tähtsam reklaami valdkonnas. Inimene võidetud. Tema kirjutab raamatu selles on ju. Et tegelikult minu meelest viga tehakse selles, et ei ole üldse läbi mõeldud asju on ju, et kuidagi mingit strateegiat ei ole ja lihtsalt ollaksegi nagu see nagu põrgatav objekt on ju. Ja siis on lõpust on see asi, et või ma olen ülikoolis vastuvõtukomisjonides on ju, et on juhtunud küll ja küll olukordi, kus inimene põhimõtteliselt oleks ukse taha jäänud, sellepärast ta ei suuda rääkida endast. Viimasel minutil mingi küsimusega tuleb välja tema see nagu nurka. Miks ta ise seda ei võinud nagu öelda? Ma ei saa aru sellest. Miks just ei mõtle selle? See on tegelikult
tegelikult ikkagi ka mina ütlen, et ma ju igapäevaselt koolitan ka juhte ja organisatsioone, kuidas üldse värbamisvestlusi läbi viia ja kuidas sa selle inimese päriselt potentsiaali suudad seal avada. Et see, kui inimene ei saa intervjuul särada, ei pruugi alati olla selles, et talle ei olnud midagi öelda, vaid see on professionaalne intervjueerija on jätnud midagi tegemata, et sa ei saa vastata särada, kui sul ei küsita küsimusi, mis võimaldavad sind avada. Ehk siis aga lõpus küsitakse, kas on veel midagi lisada ja siis on see koht. Kuhu ma tahtsin tegelikult jõuda on see, et no võt hea, kui meid kuulavad ka ju juhid, kes ise värbavad, kui nad on turundusjuhid. Mina ütlen, et tänasel päeval kes veel teeb tööintervjuud niimoodi, et tunnist ajast 55 minutit tulistatakse inimest küsimustega, et siis see on täielik no-go tänases maailmas. Aga mis on see õige? Meie Fonteses viljeleme ikkagi intervjuud sel viisil, et esimene 20-30 minutit tegeleb mina selle organisatsiooni, selle rolli kogu selle detailsuse avamisega kandidaadile. Ehk siis mina jagan, mitte ma ei küsitle, mis tähendab, et mina loon konteksti, et inimene saaks mulle pakkuda neid õigeid seoseid iseenda kogemusest. Kui ma olen selle konteksti talle avanud, siis ma saan õigeid näiteid. Inimene juba teab, missugused seosed on vaja tal luua ja mina kuulen neid asju ja neid näiteid, mis tegelikult mul on võimalik oma vajadusega kokku viia. Ja see võimaldab tegelikult inimesel märksa nagu paremini avaneda, rääkimata sellest, et ta ei satu kohe küsitlemise rahe alla, ta mõnusalt kohale jõudnud. Sa räägid ka nagu soojendamisest, et sa soojendad seda nagu situatsiooni, eks ole. Ja see on see vestlus, mis peetakse ikkagi nagu partnerluses, seda aega jaotatakse võrdselt ja mina ütlen alati, et kui tehes intervjuud vastupidi, et sa alustad kõigepealt kandidaadi küsitlemisega, riskid sa alati sellega, et tõesti nagu sa kirjeldad. Palju sul on vaja nagu optimaalselt aega, aeg on raha, et kandidaati piisavalt avada selleks, et sa saad aru, mis tasemega ta on? Kas poolest tunnist on liiga vähe või ei ole? Absoluutselt, ma ei tea, kes teeb poole tunniga intervjuusid, et ikkagi tund aega on see, mis on tasakaalustatud ajajaotuse mõttes õiglane, et kui mõlematele pooltele peab jääma aega, et infot jagada, see on ju intervjuu mõte, mitte see, et ma pean rõhutama seda, et valivad mõlemad pooled. See on eilne maailm, kui organisatsioon arvab, et mina valin. Et ma võin öelda, et väga heal kandidaadil on täna mitu valikut ja kui organisatsioon jätab selle tegemata, et ta ennast oma tööandja brändingu jätab tahaplaanile või ta ei arvab, et tema ei pea nii-öelda müüma sellele inimesele, et siis ta jätab päris palju tegemata selle intervjuu jooksul ja et see oleks tasakaalustatud aeg, siis ma ei usu, et poole tunniga on võimalik nii jagada, kui ka tegelikult saada inimesest see ülevaade, mis sul võimaldaks. Ja nüüd me jõuame sinna, eks ole, miks on meil CV ja soovituskirja, soovituskirjast peaks ka rääkima, aga et motivatsioonikirja tähtsus, et me lihtsalt ei kutsu tegelikult nii palju neid vestlusele, sest see on ajakulu, eks ole, et me võime nagu mingi arvu lihtsalt läbi kuulata, aga me ju nädalate kaupa ei istu nende kandidaatidega selle tunni ajal. Ja konkursid on täna väga rohkearvulised ja kõrge kvaliteediga, mitte nii, et on palju ja mitte huvipakkuvaid inimesi, vaid me tõesti näeme, et ka see tase või see kvaliteet on kõrge. Korra, kui ma juba mainisin soovituskirja, kas ise küsimus on, kas ta peab olema nagu kirjavormis, aga kuidas meil nende soovitustega on, kas me tänapäeval nagu eeldame, et soovitused on olemas inimesel ja et oleks juba välja valitud, kelle poole võiks pöörduda või pigem värbaja nagu vaatab ise nagu nendest kohtadest, kust ta on tulnud ja proovib seal nagu võtta ühendust, kas siin oli selline inimene ja mis ta nagu oli või? Viimane on täiesti kindel leitav vastus. Kas see on seotud andme nagu saladusega põhimõtteliselt? See on seotud põhimõtteliselt ka konfidentsiaalsuse, kandidaadi õigusega konfidentsiaalsusele, et mina värbajana pean hoidma seda, et see ei lekiks välja poole seda, et rääkimata sellest, et ma koputan naabrimehe ukse peale, kes on tema tänane juht ja ütlen, et kuule, sinu siin üks meeskonnaliige kandideerib mulle, mis sa tema kohta ütled õige? Aga kas siit võib siis öelda, et kui karjäärid on pikad mõnes kohas, seda matchi ei ole olnud, on mindud tegelikult lahku mitte sõbralikult. Sihukest asju juhtub, eks ole, üksteise süüdistamine ei saadud aru, siis tegelikult kandidaat mõnes mõttes ei peaks seda kartma,
et nüüd järgmine koht helistab sellele ülemusele, ütleb, mis teil juhtus seal, eks seda ole. Tehakse, seda kahjuks tehakse. Aga tegelikult ei tohiks seda teha sellisel korral. Seda ei tohi kindlasti teha. Ja noh, see on isegi, ma ütleks, et ega midagi paha ei mõelda, see on selline jälle Eesti väiksuse teema, et paljud tunnevad kõiki, meil on karjäärid läbi põimunud, me oleme õppinud mingite inimestega koos, et ma kuulen seda iga päev. Ahah, et jaa, ma tean tema seda endist juhti, me mängime seal koos tennist, ma õhtul näen tega, ma küsin, siis palun ära tee seda. See peab käima ainult nii ja nii, et kui me kellegagi ühendust võtame, siis me kooskõlastame. Aga kas mina kandidaadina peaks pakkuma potentsiaalsed nimed juba eos või siin mitte? On erinevaid arvamusi täna, et me näeme hästi sageli, et inimene on juba CV-sse lisanud oma soovitajad. Noh, näiteks juba ongi välja toodud nimed, telefoninumbrid ja kõik. Ja seal on nüüd tõesti see põhimõtteliselt ma annan vaikiva nõusoleku ka sellega helistada. Ja meie endiselt, isegi kui nad on olemas, siis Fantases ainult läbi kooskõlastuse seda teeme, et kas me tohime ühendust võtta ja me isegi palume, et ta informeeriks seda inimest ette. Et mis võib juhtuda on see, et need võivad olla ka nagu üsna vanad kontaktid seal ja me oleme kuulnud ja näinud seda. Ta töötas siin meil 15 aastat tagasi, oli küll keegi selline nimi, aga inimesed ei uuenda kõike sektsioone oma CV-s ja kuna on ka helistatud ilma kooskõlastamata, siis näiteks kandidaatidele ma olen soovitanud, et kirjuta sinna CV lõppu, et soovitajate kontaktid saan pakkuda vaja töö. Aga ütleme, kas ma soovitajad peaks valima pigem oma juhti või oma kolleege või mõlemat? See sõltub nüüd natukene sellest, kuhu sa kandideerid. Mis taseme peale nagu? Jaa. Ja meie näiteks Fantases teeme alati lõpuvoorus soovitajatega kontaktid, mitte kunagi ennem seda, et ma pole inimest ennast näinudki veel või ei ole temaga kohtunud, vaid tavaliselt üsna lõpufaasis, kus me oleme veendunud, et me üksteisena tõenäoliselt võime sobida. Ja meie enamasti räägime 2 inimesega ja siis et see vaade oleks laiem, siis me palume näiteks ühte otsese juhi kontakti ja teist siis kas kolleegi tasandilt või isegi nagu, eks ole, alluvusliinist, et oleks nagu laiem see vaade. Ja vajadusel saab neid alati nagu juurde. Lähme elukaares edasi päris lõppu ei lähe, aga et ütleme, et sa oled 30 aastat valdkonnas olnud, tippu sa oled ära käinud ja valus hakkab ka peale tulema, vaatad, et mul hakkavad tekkima mingisugused ütleme, et valikuid ei ole enam nii palju. Mis on need soovitused selles osas, et ma olen nüüd näinud rida nagu tipptegijaid, kes on läinud ära üldse valdkonnast. Hästi palju lähevad kinnisvara peale, et kuidagi tahavad vabadust või midagi, et sisekujundus, väga kihvt asi. Ja natuke ma tunnetan seal 2 asja, üks on see, et vanuseline nagu diskrimineerimine on natukene tugev sõna, aga et nad tunnetavad seda, eks ole, et noortele antakse rohkem võimalusi, et võib-olla ei nähta, et nad on nii nagu ajaga kaasas käivad, eks ole, mitte võib-olla nende suhtes, aga lihtsalt, et just kui vanem turundaja ei tea nii palju igast uutest asjadest, on ju, ja et ja teine asi on see niisugune nagu väga tugev nagu surve, eks ole, saavutusteks, eks ole, ja nad otsides seda pere ja isiklikku elu ja niisugust tasakaalu, nad ei taha enam põleta ennast. Seal on mitu küsimust, on ju. Mis on siin nagu soovitus sellisele inimesele, et kes on siis ütleme, et 50 võib-olla, või sinna lähenev või sealt natuke üle, on ju. Neid valikuid ei ole nii palju, samas on kogemusi väga palju, et mis peaks sellel inimesele nagu ütlema, et mis ta mõtlema peaks? Mis mõtted on? Ma tean, et siin ei ole õigeid, mis me praegu aga arvame, et kui inimene kuuleb ja ma tean, et meil on palju neid, kes seal siis, et mis ma siis nagu teeks? Olekski hea ära minna, teha mingit asja või võtta rahulikumalt või edasi. Mis me soovitused on sellele inimesele? Ma arvan seda, et turunduses on väga sageli selline võib-olla nagu probleem Eestis või selline nagu väljakutse turundajatel, et meil on väga paljud turundajad väga üksi ja nad teevad nagu hunt-kriimsilma taast setini. Ja seal on see keerukus, et sa oled selline generalist, kes ühtepidi tegelikult justkui ei hooma või sügavuti ei tea ühtegi valdkonda. Ja seal võib tekkida tõesti see surve ka, et äri ei lähe, et turundus tule nüüd ja tee kampaania ja siis me hakkame müüma. Et võt küll siis nagu kliendid tulevad ja tee nüüd see uus koduleht, vaata ja tee see uus disain, et küll siis kliendid tulevad, et tegelikult
turundaja ülioluline oleks, et kahtepidi, et turundaja koostöö organisatsiooni sees tippjuhtide või ärijuhtidega, et see oleks selline tugevas partnerluses, et turundaja ei saa kustutada tulekahjusid, eks ole, et see peab olema selline strateegiline, pikaajaline koostöö, mis viib äritulemusteni. Ja kui süsteemid ja protsessid ja meie loogika on nagu paigas, aga me seda aeg-ajalt ka loomulikult uuendame vastu arenevat keskkonda, vastu arenevaid klientide ja tarbijate ootuseid, siis tegelikult asjad liiguvad samm-sammult nagu paremuse suunas. Ja paremuse suunas ei tähenda 20% kasvu alati, vaid vastavalt keskkonnale hoidmist või langemist vähem kui konkurent või midagi kolmandat, neljandat veel. Ja see on nagu üks aspekt, et ma väga soovitan turundajatel nagu positsioneerida ennast partnerina tippjuhtide ja ärijuhtide seas. Ja seda rolli selles mõttes positiivse sõnaga nõuda, et ma ise lähen ja pakun ennast sellena nagu välja ja siis loomulikult ma pean, nüüd tuleb see teine pool, ma pean ennast ka arendama pidevalt edasi, et ma olen alati hea vestluspartner ja heade lahendustega, heade mõtetega ja oskuslik ellu viia. Ja see ei tähenda seda, vot nüüd tuleb see aspekt, et kui ma olen nagu aastsetini see generalist, eks ole, kirjutan, disainin, mõtlen uue esinduse mingisugust kliendi teekonda läbi ja midagi kolmandat, neljandat, viiendat veel, siis inimvõimetel on piirid. Et ikkagi nagu valida head oskuslikud partnerid ja partneritega, väliste partneritega pikaajaline koostöö. Et selline pikaajalisus on minu jaoks üks selline märksõna, et kui me võtame uusi kogu aeg, me saame võib-olla nagu, ma olen teinud hankeid, eks ole. Omniva jõuluhange näiteks, jõulukampaania hanke seas, alati ma garanteerin, et 2-3 hankel osalejad tulevad ühe sama ideega. Mis asi see on? Pakiautomaadid nagu advendikalender. On ju. Et selles mõttes, et kui sa teed kogu aeg nagu uusi partnerite valikuid või tood nagu uusi inimesi tiimi, see tegelikult need ideed, need kõige nagu lihtsamad ideed hakkavad. See on hea idee juba. Seda on tehtud, sa ei tee seda iga aasta. Ja ma ütlen, et need ideed hakkavad korduma, eks ole. Et see päris sünergia tekib siis, kui me oleme nagu nii-öelda mitu puuta soola ära söönud, me oleme nagu need kerged ideed ära teinud ja siis me hakkame nagu päriselt nagu vaata tööle ja me hakkame päriselt ajuragistama ja päriselt nagu challenge ime üksteist ja kõike seda. Aga ma kuulen sind, et siis ma nagu kuulen seda, et kui sa alustasid mingi spetsialisti tasandit, et siis sa jõudsid nagu juhi tasandile. Nüüd on küsimus selles, et sa juhi tasandil peaksid olema suutnud nagu tekitada sellise olukorda, et sind tajutakse kui strateegilist partnerit. Et siis isegi antakse võib-olla andeks, et sa ei tea kõiki elemente, eks ole, seal digiturunduses, sa ikka saad aru, mis olukorda ta lahendab. Ja siis ei teki seda otsest rünnakut, et tuleb keegi noor, kes teab kõiki nagu aspekte, kuidas neid asju seal seadistada. Et su töökoht nagu selles mõttes ei ole siis nii löögi all. See oleks see nagu see küsimus. Täpselt. Ja sul on need partnerid, kelle poole siis pöörduda igasuguste detailidega ka, aga minu kogemus ütleb seda, et ega tippjuhid või ärijuhid, need ei huvitagi väga detailirohkelt turundus, olgem ausad, et neid ikkagi huvitab, mis me sinna sisse paneme ja mis me sealt välja saame. Ja võib-olla turunduse kõige keerulisem aspekt ongi return on investment, ehk et kuidas mõõta seda, et kui ma teen täna ürituse, võib-olla kaubanduses on see isegi kõige lihtsam, täna on üritus, täna on sooduspakkumine klientidele, kui palju kohe konventeerub. See on selline nagu nii-öelda esmane tulemus. Nüüd, mis on selle pikaajalisem mõju, eks ole, mis on pikaajalisem mõju lojaalsusele ja kõigele sellele. Eks sa suudaks nagu rohkem ära selgitada talle selle tulemi. Just. Aga Postimees just, kes eelmine nädal või oli sellest samast 50+ töötajal raskused, kas lugesite, et kas see on nagu, see on seal näidatud, et see on probleem, eks ole, et kas me tajume seda, et seda tajuvad ka töövõtjad ja kas see on tööandjate seas juba mingisugune trend, et tegelikult on see probleem või ei ole, et ei taheta võtta, et võetaksegi juba nooremat generatsiooni, kas see on nagu liiga palju öeldud, et nad ongi tegelikult hädas omadega või? Tegelikult ma võin öelda, et seda kahjuks on stereotüüpset diskrimineerimist nii vanuse kui ka muudes mõttes on küll täna palju.
ja noh, mõnes mõttes, eks ole, keskkond soosib seda selles mõttes, et praegu on valikut, ju? Meil on sisuliselt 5 põlvkonda koos tööturul ja samamoodi diskrimineeritakse nooremaid. Ehk siis see natukene jälle sõltub, kes see värbab ja mis on tema mõtteviis sellest konkreetsest asjast. Ja samamoodi ma kuulen, kõik noored on laisad ja liiguvad kohe edasi ja midagi vitsi teha ja tahavad lihtsalt palju raha. Täpselt samamoodi on sildistamist noorte ütle mulle, osas. kas see on mingi tähelepanek, et kui sa ütled, see on hea need põlvkondade teemad, on ju, et kui sa oled juht näiteks ise 30, on ju, kas seal on mingi pluss-miinus põlvkond, mida sa nagu juba välistad või? Ja kui sa oled näiteks 40-aastane juht, siis on täpselt sama asi või? Et siis sa kasvatad seda kindlasti. Kahjuks ma näen seda seost, et mis on siis 2 põlvkonna võib-olla pluss-miinus? No see on ikkagi nagu kõige stereotüüpsem mõtlemine sellest on niimoodi, et jah, et näiteks, eks ole, värbaja on 30 pluss vanuses juht, on ju, ja kuulen küll seda sageli, et 50 pluss vanuses inimesed ei ole enam digipädevad, õpivõime on langenud, tahavad juba mõnusalt jalga sirgu lükata, niisama tiksuda kindlasti. Noh, ma ju tean ju, et mul ema ja isa ka täna otsivad juba niisugust mõnusamat äraolemist. Et noh, see on hästi inimlik, et kuidas me omistame jällegi teatud asjadele nagu tähendusi ja siis noh, mis seda, lükkan selja sirgu ja hakkan võitlema nende 50 pluss väga ägedate inimest, kellel on energiat küll, omandavad mitmendat, eks ole, kõrgharidust, lapsed on suures, saavad panustada, väga hea tervisega, vitaalsed, sportlikud. Et see on tohutu tööturul nagu potentsiaali raiskamine, kui me kas läheme ühte või teise suunda nagu väga kitsalt ja arvame, et nii on nende 50-stega. Aga kuidas sa näed, kui sa oled värvanud, et vaata, üks on see 50, aga et ma ei tea, mis see pensioniiga meil on? 60. Samamoodi ma võin endiselt öelda nagu emad väikeste lastega, pole see stereotüüp kuhugi kadunud. Mis te arvate, mis ma arvan sellest, kui mul on 5 last kodus? Ma olen põhimõtteliselt, pole haiguslehelgi kunagi olnud, on ju. Mida ma oskan öelda, et ma arvan, et see sobiks väga hästi logistikuks. Ideaalsed emad. Aga see on jällegi see, et need on sellised enam levinud stereotüübid ühiskonnas. Ma tean kedagi, kes on 50 pluss, ta ei ole digipädev ja kõik 50 pluss minu peas tõenäoliselt on sama probleemi ees. Aga kas 60 on veel suurem probleem või? Kuigi nendel on ka palju ju jäänud, on ju veel tööl olla, on ju, jah? Tegelikult, kui me mõtleme sellele, et me ju täna elame tervemaid elusid, meie, eks ole, eneseteadlikust, tervisest, eluviisist, kõigest on palju kõrgem, me hoiame ennast rohkem, et siis ütleme nii, et põhimõtteliselt võiks öelda välja, et sul võiks olla plaan oma karjääri ja tööalaseks elus 70, 80 eluaastaks. Aga kui me ise ei toeta tegelikult ka selle potentsiaali ärakasutamist tööturul, me oleme endiselt seal, kus meil on demograafilised muutused, eks ole, ja nii edasi. Et see on tegelikult ka endal nagu selle tooliala ärasaagimine, kui me nagu sinna mõtteviisi nagu satume. Aga ma arvan, et tööandjad ja ettevõtjad ja personalivaldkonna eksperdid, tegelikult kui me vaatame demograafiat, demograafia on asi, mida me teame väga pikalt ette. 1000 last oli eelmine aasta vähem sündis. Eks ole. Ja seeniorite vanused selgelt kasvavad. Vitaalsus, nii-öelda, keda me nimetame justkui seenioriks, eks ole, on parem kui kunagi varem. Nii et selles mõttes, kui me räägime, et meil on vaja eksperte, siis kes on need eksperdid tegelikult? Need, kellel ongi 30, 40, 50 aastat seda kogemust ja täpselt nagu Kadri ütles, et mingi hetk sul on lapsed, on täis kasvanud, eks ole, sul on jälle see vabadus, nii nagu on 20-ndates aastates inimestel, et neil ei ole nagu justkui nagu kohustusi, nii et selles mõttes ma arvan, et see on täielik nagu kullalaegas meie jaoks ja nüüd tuleb lihtsalt võtta nagu hästi julge seisukoht ja nagu otsida neid lahendusi, et kuidas kaasata neid inimesi kauem, kuidas anda neile nagu seda õigeid projekte, kuidas nagu rakendada nende ajutrussi, sest seal on üüratu ajutrust. Aga kui sa oled see sama 55, eks ole, 35-40 aastat juba kogemust võib vabalt olla, 40 võib see olla. Mis nõu me nendele anname? Kuidas sa siis selles 150 seas välja paistad või tuled, et kas sa pead nagu välja nägema siis kuidagi tsuke vitaalne juba, et see seal ära ei sure seal laua taga, kui sa sinna laua taha said või? Mis see on? Inimesed on ju ikkagi psühholoogilised, me teeme otsused psühholoogilistel ajenditel ehk et loomulikult ka see viis, kuidas sa välja näed, kuidas sa ennast väljendad ja kui sa juba satud laua taha, eks ole, sest CV-st me rääkisime pikalt.
et kõik see, mida sa endast räägid, jälle seesama, kuidas sa leiad need seosed, kui Kadri või teised Fontese eksperdid tutvustavad sulle ettevõtet, kuidas sa lähed nende jutuga kaasa, kuidas sa tood sealt selle olulise välja ja kuidas sa pakud selle nagu oma lisaväärtuse juurde, see on kõik on nagu täiesti sinu kätes. Et kui ka 50-aastane või ka 60-aastane tunneb ise ennast juba, et ma mõistan, et mul on siin võib-olla juba väga vähe nagu veel minna ja ma ei ole nüüd nagu võib-olla viimastel aastatel enda arendamisega tegelenud, et kui sa juba ise nagu ka natuke nagu, kuidas öelda, räägid ennast maha, et siis on ka teisel osapoolel keeruline, eks ole, et selles mõttes see on nagu iga asi on nagu kahepoolne, et nii kandideerija kui ka siis nagu värvaja. Aga sa räägid tegelikult niisugust eneseusust ja tegelikult juba sa algul mainisid ka päris karjääri alguses seda enesehinnangu teemat, mis ma olen ka nagu aru saanud, et ikkagi hästi palju ka turundajatel on ikkagi enesehinnangu probleemid, et nad nagu teatud karjääri astmele ikka teavad, kas nad on piisavad. Ja siis see on kuni lõpuni välja ja siis tuleb see veel ajaline asi ka, et nüüd me oleme vana ka, ma ei tea, kas ma üldse enam nagu olen. Ja isegi väga huvitav oleks teha nagu uuring, et kas noorte digipädevus on kõrgem, sest meil kuidagi me eeldame, et on, et kas noorte digipädevus tegelikult on kõrgem kui minul või minu emal piltlikult öeldes. Teatud valdkondades kindlasti on võib-olla, eks ole, aga see ei pruugi nii olla. Näiteks Excelit pole paljud kuulnud ega näinud midagi. Excelit ja arvutit pole paljud noored saanud näppida, sest nad on ainult nutitelefonis, eks ole. Ja kogu see analüütiline pool, et mina arvan, et kui ma mõtlen 50-60 aastaste härrade ja proude peale, kes on turunduses palju näinud, siin on ka tegelikult suurepärased eeskujusid, strateegilised juhid, loovjuhid, analüütilisus, eelarvestamine, et neil on nagu nii palju pakkuda turundusse. Mina vaata jällegi, et ma tunnetan, kui ma räägin nagu noortematega, eks ole, neil on mingi nagu oma maailma nägemus, aga mis on nagu puudu, on see, ma tunnetan seda kogemust, vaata juhtimiskogemust, et neil ei ole nagu neid asju, mis nad on läbi teinud, millest on õpitud, on ju, et mul oli siin Tallinna Sadamast turunduskommunikatsioonijuht, ta on teinud seda samat, juhid võeti vahi alla, eks ole, kogu sisekommunikatsioon, väliskommunikatsioon, siis IPOD on ju, see on kogemus, mida sa ei saa lihtsalt kuskilt, on ju, see on fantastiline. Ja tegelikult, mis on ju hästi suur teema, on ka see, et võib-olla teatud karjääriküpsuses sa ise teadlikult tahadki teha nagu sammu sellisesse võib-olla tagasi spetsialisti positsiooni, võib-olla ei taha enam seda vastutust, ma olen seda kõike teinud, on ju. Ja siis on üks jällegi siuke stereotüüpne mõtlemine on see, et ta on olnud juht, nüüd kandideerib spetsialistiks ja üle kvalifitseeritud, et see on nagu selline hästi suur nagu frustratsiooni koht tegelikult inimestel, kes teadlikku valiku teevad sinna suunas, et rakenda minu seda ekspertsust, aga ma teadlikult teen selle sammu, et ma tahan spetsialisti positsiooni seal, see ei tähenda, et ma ei võiks laiemalt väärtust luua, aga kuidagi jällegi ilma inimesega rääkimata või temalt küsimata, et mis selle valiku taga on, et sa oled nii ägedaid asju teinud, et kuidagi eeldus on see, et olen kogu juht olnud, et tahan siin lõpuni välja panna on ju selles laines, et see on ka, ma arvan, et hästi suur teema, mis tööturul nähakse. Aga eks ole, mida vanem on, seda rohkem sa oskad, eks ole, oma aja sellist nagu eraelulist vaba aega, eks ole, kombineerida selle, et ma saan aru, et karjääri keskel, alguses on nagu sellega suurem probleem, et sa ei saa nagu aru, millal hetkel nagu lõpetada, et ma ei tegele tööasjadega ja sealt võivad need läbipõlemised ja ärevused ja kõik muud asjad tulla. Mis see soovitus seal oleks, on ju? Sellisele, kes nagu ei oska seda piiri pidada, et ta peab nagu, ta tunneb, et ta peab kogu aeg nagu olema valmis vastama ja kogu aeg tegutsema. Ja mis me annaks nagu seal mingiks, juba me oleme vanemad, mis me annaksime seal heaks soovituseks? Ma ei tea, minust on ühiskond täna nagu nii küpseks saanud selles mõttes, et mäletan ka mingid aegu, tõesti mul on see skaala 20 aastat, et kust me tuleme, eks ole, et ka näiteks nagu tööpausi, aastast pausi vaadati, et issand, mis ta siin nüüd tegi, et aasta aega pole töötanud, tõstame kõrvale, et ei viitsinud teha või mis iganes on ja siis täna kuidagi neid asju ei pea ka isegi, kuidas ma ütlen, nagu varjama, et kuidagi sellise mõtestatud ka sabatikali aastad, käisin, rändasin, õppisin, vahepeal tõmbasin aja maha täiesti, et see on ka nagu isiksuse, nagu küpse isiksuse nagu märk ja loomulikult jällegi, et kes loeb seda, omistab nii oma tähenduse sellele asjale, aga kuidagi ka julgeda nagu elada oma elu nii nagu
mitte alati mõelda, et ma ei tea, mis on heaks kiidetud nagu selline, eks ole, universaalne, ma ei tea, karjääritee, vaid ka, et ikkagi julgeda nagu ka rääkida nendest asjadest nii, nagu need on. Aga ma tahan ühe asja öelda turundajate osas. Miks minu arust on turundajad just nimelt natukene eelisseisus selliste võib-olla ka võimaluste võtmes, et Fontes ju värbab hästi laial skaalal, me oleme siin väikses riigis nii-öelda generalistid, et me ei ole spetsialiseerunud ühele teisele valdkonnale ja tänane töömaailm on ju hästi, meil ei ole enam ainult traditsiooniline töölepinguline suhe ja see on see üks ja ainus ja õige, vaid tegelikult pärast koroonaaega kõik need platvormitööd, freelancerid, töötamine mitmel organisatsioonil, oma aja müümine, otsustan kuidas ja kellele ja mis mahus ma enda aega pakun, et see nii või naa on täna tulnud ja tulnud, et jääda traditsiooniliste töösuhete kõrval. Aga on konservatiivsemaid valdkondi, kus sellele ei vaadata, tahetakse ikkagi omada seda kompetentsi inimest nagu täiega. Siis minu arust turundus on see segment, kus see on üks enim vastu võetud mitmekesisus erinevate vormide osas, sest mul on ka kogemusi, kus me läksime otsima ikkagi nagu nii-öelda siis lepingulisse töösuhtesse inimest, aga võib-olla välja tulime sellise hoopis teistsuguse mudeliga, et me leidsime küll inimese, aga me leppisime natuke teistmoodi selle kokku ja näiteks turundus on üks selline valdkond, kus tegelikult need vabakutselisi ongi palju ja ma näen, et nad kandideerivad ka, et siin tegin 2 aastat vabakutselise, nüüd tahaksin jälle tulla. Ja see vabakutselisuse periood seal ei ole üldse seal kuidagi halvasti vaadeldud, vaid seda pigem hinnatakse kui portfooliot ja väga kõrgelt. Et selles mõttes ma julgeksin öelda, et see on nagu see valdkond, kus ka sellisest läbivalt karjääritees, on see sul juba küps karjäär, see võib-olla ongi võimalik ainult mingit ühte ampsu seal teenindada ja mina otsustan, mida ma ja kui palju ma ennast nagu müün. Et võib-olla mõnes teises valdkonnas või isegi paljudes on seda konservatiivsust nagu rohkem. Et ma julgeksin öelda, et turundajatel on siin nagu eelis võib-olla oma elu ja tööd ja ka pikast plaanis nagu ise disainida ja juhtida rohkem. Ütle korra seda hübriid töökohast tööd. Mis selle seis on praegu kandidaatide vaatest või ka siis tööandjate vaatest, et kas seal on mingid väga selged trendid, me näeme ajakirjanduses suhteliselt palju sel teemal nagu jahutakse, eks ole, et justkui kes on siis rohkem selle poolt, et võite kodus olla ja kes ikka ütleb, et peate ikka tagasi tulema ja mis see tänane nagu seis on, mida ootab põhiliselt töövõtja, mida ootab põhiliselt tööandja? Sellega me oleme väga huvitavas kohas, ma arvan, et mõnes mõttes nüüd eelmine aasta ja see aasta natuke nüüd vaatame, kuhu see töömaailm siin nagu triivib, eks ole, et see koroona järgne aeg tõi hästi selgelt selle tõestuse, et inimene ei pea olema su silma all, et ta oma väärtust ja tulemust peaks nagu tõestama sellega, eks ole. Ja me harjusime ära sellega, et organisatsioonid kohanesid, edutegurid ja mõõdikud mõeldi ümber, millega päriselt jälgida. Ja nüüd on täna see hetk, kus üsna paljud organisatsioonid on hakanud nii-öelda tagasi kontoritesse saabuma. Ja päris jõuliselt tehakse neid otsuseid ja öeldaksegi, et me oleme tagasi või siis meil on hästi juhitud see poliitika, et näiteks me oleme 1 kord nädalas anname selle paindlikkuse ja erinevatel põhjustel, siin ei ole nagu halb ega hea. Ja mina näiteks saan öelda, et see on hästi oluline atraktiivsustegur täna, kuna Fontes teeb väga palju sihtotsinguid ja kui ma pean müüma just nimelt võib-olla rolli, kus ei ole see 4 seina vahel viibimine, juhi silma all olemine tegelikult tõestusfaktor, et jah, et muidu on kõik väga äge, aga kuidas neil ikkagi selle töökultuuriga on, et kas nad on kontoris ja kui inimesel täna see on ja ma pean teda nagu ahvatlema, et ole hea, tee see muutus, aga nüüd sa hakkad seal käima, see on väga sage põhjus, miks pall maha kukub. Et kui mul otseselt ei ole vajadust, aga see kusjuures ei tähenda, et kõik ootavad kodukontoris töötamise võimalust, vaid pigem oodataksegi seda paindlikkust, et juhul kui, et siis meil on kas see mõistmine olemas. Mingit vanuselist korrelatsiooni näinud, et nooremad tahavad nii või vanemad nii, sest mina ei kujuta ette kodus töötamist. Ma ei taha. Aga see ei ole ka vanusega seotud. Ma mõtlengi, et kas on või ei ole või? Et ma pigem ütleksin ikkagi seda, et see sõltub inimesest ja ma tean ka väga palju noori inimesi, kes ütlevadki, et tegelikult mu kodune keskkond ei toeta seda ja mulle meeldib olla inimeste seas. Ma lugesin
jällegi meedia on meil koht, kust informatsiooni tuleb, et Swedil on uus peakontor, eks ole, ja all on süsteem, kus sa vaatad, kuhu ma võiksin tulla täna, mis koht on vaba, nagu parkimis nagu majas on ju. Siis ma mõtlesin natuke õudusega, et kas ikkagi inimesel ei ole see nagu oma tsooni küsimus. Et kui sa tuled, et sul on mingid asjad, ma ei räägi, et sul on seal kuhjatud, eks ole, et paljudel on see nagu, see nagu poliitika, et neil ei tohigi midagi olla, eks ole, ja nii edasi on ju. Aga mingid pildid, mingid asjad. Mul on see verepilt siin ja mul on need oma pastakad ja. Et kuidas see nagu mõtled, ma saan aru nagu ettevõtte seisugu pealt, et kui sa seda nagu kodus tööd lubad ja et ei ole mõtet kõikidel hoida neid nagu, aga et meil nagu läheb see impersonaalseks õudselt, et kuidas sa sinna suhtud sellesse teemasse? Andmata hinnangut Swedbankale, eks ole. See on nii vaatenurga küsimus, ma just ka innustunult just ühte inimest kuulsin rääkimast just nimelt absoluutselt teisest aspektist, ütles, et ma kunagi ei tea, kes mul tänased kolleegid on ümberringi, üliäge, et need tööpäevad on nagu nii erinevad, aga tõesti, see on nii palju isiksusest kinni, ma arvan, et mida keegi vajab selleks. Swedbankas peahoones Stockholmis, kui uus maja tehti tänaseks, võib-olla circa 10 aastat tagasi, siis ka loodi selline uue kontseptsiooniga maja, millest isegi minu teada Telia tänane maja on ka innustust või natuke inspiratsiooni või sellist nagu impulssi võtnud. Ja nii Telia Eesti majas kui Stockholmi Swedbanka peahoones ja minu teada ka uues Arteri keskuse Swedbanka hoones on dedicated floors. Ehk et see tähendab seda, et näiteks turunduskommunikatsioon istuvad nagu mingil korrusel ja nüüd selle korruse raames on see, et sul ei ole seda ühte konkreetset lauda või ei ole seda nagu mingi laudade pesasid seal, aga et sul on ikkagi nagu see korrus olemas, mis ei tähenda jälle seda, et kui sul on projekt, kuhu on kaasatud, ma ei tea, näiteks IT-eksperdid või finantsid, eks ole, et siis vahepeal tehakse ka täiesti sellised nagu projekti istumised, et me töötamegi see nädal kõik koos, sest et see on palju efektiivsem. Nii et seal on natuke seda, et iga kord sul see nii-öelda pilt läheb õhtuks nagu sahtlisse ära või sinna kapikesse ära, eks ole, oma asjadega, aga tegelikult see ikkagi nagu mingi tuttav ja turvalisuse aspekt on tagatud. Ütleme, et ma saan sellest aru ja samas tundub see mulle ka veider, et see vist ongi nagu hästi isiklik küsimus, et mina mõtlen, et kui mina ei otsi tööd, aga et minu jaoks vist oleks välistatud, ma ei tahaks minna niisuguse kohta, aga ei tea. Sama puudutab neid avatud kontoreid. Mul on vahest intervjuuli inimesed, kes ütlevad, esimese asjana küsid, kas on avatud kontor või mul on oma kabinet, kus ma saan ukse kinni panna, et mul ei sobi avatud kontor ja ma ei saa töötada. Mõne on hästi sensitiivne ka nende suhtes. Ja sellest tulenevalt ongi, et mina ikkagi hästi usun sellisesse hübriid töövormi. Et on inimesi, kes eelistavad kontoris, aga teistpidi võib-olla häirib ikkagi mingi hetk selline avatud kontorlus. Mõni inimene jällegi süveneb suurepäraselt kodus, kui tal on see võimalus. Mõnel ei ole võimalus kodus süveneda. Nii et see on nagu nii mitmekesine, ehk et siis, kui on hübriid töövorm, siis see tegelikult annab selle vabaduse inimesel valida. Mõni läheb sinna kohvikusse ja ütleb, et nüüd ma õitsen, sest et mul on inimeste sumin ümber ringi. Elu käib. Turundaja kohe hakkab nagu. Ja mõni vajab vaikust, et see on nagu nii individuaalne, aga juhtidena on ülikriitiline mõelda selle peale, et kui me tuleme kontorisse kokku, kuidas me tekitame tiimitunde, mida me teeme selleks, kuidas me tekitame arutelusid seda, mis toob uut innovatsiooni, värskeid mõtteid, eriti turunduses, eks ole. Kuidas me vaatame ja tõlgendame ühtemoodi tehtud, mis on ülikriitiline selleks, et minna edasi ja õppida, me peame vaatama. Sa räägid nagu oskustest, juhtimisse, oskustest. Kuidas sa juhina koostad need päevad, millest need päevad koosnevad, kus kogu tiim on kontoris, olgu see 1 päev või 2 päeva või kuidas siis vastavad organisatsioonid kokku lepivad. Ja mina arvan, et aeg-ajalt on vaja inimestel kokku tulla. Väga keeruline on loomulikult, kui sul on üle piiri riikida, siis on seda nagu keerulisem saavutada, aga inimesed on harjunud üle veebi ja seal on ka cup of coffee üle veebi, eks ole, teeme ja me ei räägi tööst. Me oleme ikkagi inimesed, et me ikkagi alguses võib-olla võiksime rääkida rohkem üksteisest, mis toimub, mis meie eludes toimub, reisidest,
headest restoranidest, mida keegi on kuskil külastanud, headest raamatutest, mida on lugenud ja kõigest sellest. See toob tegelikult tiimi kokku ja see aitab ka sellistes olukordades, kus võib-olla on eriarvamused. Et sa saad ikkagi pingeid maha tõmmata, eks ole. Pingeid maha tõmmata ja sa saad inimeselt, kui ma tunnen sind, sa oled mulle hea kolleeg, ma tunnen sind, siis ma ütlen sulle välja, aga ma ütlen seda respektiivselt ja kui sina kuulad mind ütlemas, sa saad aru, et ma ei mõtle halba, sest et sa tead mind. Ja sa võtad seda neutraalsemalt, ehk et see kogu see suhtlus ka keerulisemates olukordades on palju neutraalsem ja palju kiiremini laabuvad need probleemid. Kui lõpetuseks ma tahan korra seda puudutada, et Fontes ise on ka nagu partner, eks ole. Et miks peaks partnerit eelistama ise värbamisele? Mis ta laua taha nagu toob, et ekspertiisi küll, aga mis osas, et mida ta aitab tasandada, mis vaatenurka ta aitab nagu lahendada ja nii edasi? Väga palju ju sõltub sellest, et missugune selle organisatsiooni sisemine värbamisvõimekus on. Et täna ikkagi väga paljud organisatsioonid ehitavadki oma sisemist värbamist nii tugevaks, et see ongi nende konkurentsieelis ja see on täiesti tervitatav ja äge, aga sageli miks, eks ole, jõuab Fontese lauale või pöördutakse, on 2 asja. Ise otsisime, ei leidnud ja rohkem ei tea, mida teha, et päriselt me proovisime. Ja ongi see, et meil ei ole päriselt sellist ressurssi ja võimalust seda sellisel sügavuse, põhjalikkuse ja tasemega teha. Et ja on rida veel mingeid nüansse, eks ole, kas puudub nagu näiteks sihtotsingu kompetents, et teeme küll selliseid konkursse ja lihtsamaid asju ise, aga anname endale aru, et see meie jaoks nagu nii kriitiline positsioon, et ja teil on päeva lõpuks ka mingisugune andmebaas on pahasti nimetatud, aga võrgustik, kes on andnud ennast nagu teada, et ma võib-olla vaataks ka ringi, eks ole. Ja kui mõelda seda, et just eelmine nädal siin rääkisin kliendiga, kes ütles, et ma tegin seda 4 ringi, ma isegi ei tea, kui palju minu aeg sinna läks. Et sina saaksid tegeleda oma põhitegevusega ja nii edasi, et kui me mõtleme, kui kallis on juhtide aeg ja kui palju on täna tegelikult kandidaate, kes kandideerivad, ma isegi ei kujuta ette, et mina teen seda oma põhitöökohaga, aga et juhid, kellele on veel ka ärid juhtida ja inimesed juhtida peavad ka sama koormusega värbama, siis see on sügavalt kahtluse alla selle, mis on see kvaliteet ja tegelikult ka võime päriselt neid mõlemat asja, eks ole. Aga ma mõtlen, et vaata, kui me siin diskussiooni käigus rääkisime palju asju läbi, et tegelikult on teil ju ka välisvaade sellele, et natukene panna mõtlema see potentsiaalne tööandja, et kas kõik valikud, mis ta nagu teeb, on üldse nagu põhjendatud, on ju, see samad vanus, kogemus, hübriid, mitte hübriid, et äkki ta peaks nagu ümber hindama, kui ta tahab mingit liiki talenti saada, sest sina nagu teades läbi rääkides nende talentide nagu ootused, see tegelikult võib öelda ju kohe, et see, mida sa tahad, sa ei saa turult. Me peame neid asju muutma. Muidugi, me ju alustame sellest, et me väga põhjalikult selle lähteülesande ja vajaduse kuulame ära ja mõtestame koos lahti. Et sellest algab kogu üks värbamine ja tõesti meil on ju see kogemus ja vaade ja me enamasti tulevad ka sinna kohe ootused juurde, et ma tahan seda on ja põhimõtteliselt me saame kujundada ka selle strateegia, et kas see unistus on üldse realiseeritav ja kuidas, eks ole, sest värbamine ei ole ainult värbamine, vaid need võimalusi, kuidas sa värbad, ehk siis metoodika seal taga on ka väga erinev ja mõne koha peal me teamegi, et neid inimesi, kellest nad unistavad, on 6 Eesti Vabariigis ja kas nad ise leiavad need üles või saame meid aidata neid üles leida, ehk siis tõesti see on see värbamise kompetents ja metoodikad ja ressurss kõik sinna kokku ja võrgustik loomulikult, ma küsin viimase küsimuse, et tehisintellektist juba oli juttu nagu CVD tegemisel. Millal tuleb see aeg, kus värbaja on ise tehisintellekt meil? Kas me oleme seal juba kuskil, mingid eeltööd tehakse, ehk sa lased mingid asjad läbi, vaata mul mingisugused kokkuvõtted siit ära sellest 150-st või on see, turunduses me juba mingid asju kasutame, palju on veel minna, aga kas värbamises me juba oleme? Jaa, värbamises on päris palju tegelikult sellist automaatikat kasutuses, et on CV analüüsil sellised candidate tracking süsteemid, kus päriselt on võimalik, eks ole, teatud märksõnade alusel juba lasta AI-l analüüsida CV-s ja nii edasi.
Eestis võib-olla isegi kasutatakse vähem, et need on ikka võib-olla suurtematel turgudel ja riikides, kus see andmemassiiv on nagu veel suurem. Ma ütleks, et ikkagi inimese silm täna väga paljuski on veel peal lisaks, aga Fontes kasutab AI-d igapäevaselt. Aga võib-olla vähem veel sellises otsustamisel, vaid rohkem ikkagi nagu tööriistana, et kus sul on võimalik tema abil, on need mingite tekstide loomisel, analüütikal, teatud tõesti, ma ei tea, töökuulutuste koostamisel, erinevate tekstide ja nii edasi, et tegelikult seal on väga palju potentsiaali AI-d enda jaoks nagu tööle panna, aga see, kas ta võtab nagu üle, vaata värbamisel on alati hästi huvitav, et keegi peab vastutama, kes selle valiku tegi. Et kui meil ei ole nagu vaadata selle inimese otsa, et kuidas need 3 nüüd kõige tugevamaks osutusid ja kui veel, eks ole, täna annab ka mõnes mõttes sellise hingerahu ju organisatsioonidele see, et me võtame garantii selle asja eest, et kui see inimene ei õnnestu selles rollis, siis me arutame, saame kokku ja teeme uuesti selle asja. Ehk siis mõnes mõttes on see vastutuse küsimus ka ikkagi värbamisel on ja. Mis sa arvad, Katre, kas siin on tehisintellekti rohkem tulemas, et me teame turunduses, aga värbamisbusinessi ka? Ja värbamisbusinessist ma olen selle võrra kauge, et võib-olla ainult nii-öelda juhina vaatan seda, et ma ikkagi juhina tunnetan seda sama, mida Kadri ütleb, et ma ikkagi tahan olla see otsustaja, kes mu tiimi tuleb ja mõista, miks just see ja kelle ma siis justkui nagu ära. Ja võib-olla ka juhina, sa vaatad ju alati natuke pikemalt perspektiivi ka, et sa kogud ikkagi ka endale võrgustikku ja sa kogud ka endale võib-olla seda, et kui sul täna seda rolli ei ole, aga see roll võib tulla sul järgmine aasta näiteks või ka organisatsioonis natuke laiemalt, et tegelikult turundus ei pea ka olema nii kitsas, ma ise tulin ju äris turundusse, eks ole, ja turundus on nii lai, et täna tegelen siiamaani ka äristrateegiate nõustamistega, et selles mõttes see ei pea olema ka puhtalt see, et nüüd on nagu minu tiimis, vaid see võib olla kuskil mul hea kolleegi tiimis, eks ole. Nii et ma ikkagi nagu täna võtan seda natuke võib-olla terviklikumana ja ma ei tea täpselt, mis rolli ma isegi AI-le annaksin värbamises. Usaldan pigem Fontese eksperte selles kui AI-d, ütleks ma niimoodi. Ma ütleks ka tegelikult siia lõppu hästi, mis Katre mõttega läheb kokku, et üks asi on ju see, et mida me leiame sealt CV-st, ja siis on meil see kontekst, meil on see organisatsioon, seal on see kultuur, seal on need väärtused, AI seda sul ikkagi välja selgita, et kes sinu meeskonda sobib nagu ka inimesena on ja. Et see on ikkagi see element, mille AI ütles ise selle kohta väga hästi. Ma pidasin ükskord temaga dialoogi, et mis ta ise arvab, mis tema tulevik meie äris on siis, kui me mõtleme näiteks värbamisele. Ja ta ütles väga toredasti, et tema saab olla abimees, aga temal ei ole endal kogemust. Ehk siis kandidaadid on kogemusega, organisatsioonid on kogemusega ja nende osapoolte kuidagi sünteesimine on see, et tal puudub see nõustav nagu element oma kogemuse põhjal. Ja ütles, et seda ma sult ära ei võta. No need on ilusad lõpusõnad, et aitäh Kadri ja Katre, et tulite jagama oma mõtteid karjäärist ja karjääri planeerimisest ja ma loodan küll, et meie kuulajad, vaatajad said mõne mõtte siit kaasa endaga, et tänan kõiki kuulajaid ja vaatajaid ka. Aitäh kutsumast. Aitäh.